punk ain't got shit on me. Say what again? Well, we some kind of suicide squad. You can't handle the truth. It's a trap. Bad biscuits make the baker broke, bro. Gay. Blouses. Arutlused. Lihtsalt meil ikka meeldivad need linnud. igast otsast lihtsalt alati. Aga ei, no see on fun. Me oleme väga hälitsevad loomad, vaata. Linnud või? Ei, meie, nagu inimestena. Ma mõtlesin nagu, meie kaks. No seda ka, aga et nagu isegi teised loomad, vaata, nad kasutavad hääli ainult selleks, et kommunikeerida mingi konkreetseid asju, nagu kassid mäuad ainult sellepärast, et nad on harjunud, et inimene reageerib selle peale, vaata. Jaa, nad muidu ei teeks. Nad teevad ainult siis, kui nad on väiksed kisupojad oma emadele, et anda märku, et joo, mina siin, või midagi sellist. Ja siis, kuna meil on nende emmed, siis vissid ja siis teevad samamoodi meile. Just ma võtsin Instagrami korraks tahti, et seda story postitada. Tead seda seriaali, see Conk on Earth? Vaata, kui see Briti see... Muidugi tean, jah. See on ülihea, mulle meeldib. See Biff joinib MCU, ehk siis Marvel Cinematic Universe'i as part of the cast for Vision Quest. Ma ei tea, mis see on, aga... Ma ei tea, mis see on. Despite being named Vision, he actually couldn't see Thanos' ability to prevent time coming. Bit of a misnomer if you ask me. Vision, not see. Ja. Tema kirjutas või? Nagu tema ei, see on lihtsalt keegi kirjutas nagu naljana, vaata. See on väga tema nali, vaata. Jah, et see on nagu... Ta on väga see... Ta on seda kusjuures aastaid teinud, mina nägin seda esimest korda alles seal Netflixis seda, siis kui ta selle Conk on Earthi tegi. Jaa. Aga... Ma olin... ma teadsin teda, ma vaatan neid, aeg-ajalt vaatan neid UK neid panel show'sid, vaata, kus neil on mingisugune... Meil tuli Eestisse tuli ka see lemmik, vaata mingi, et Would I lie to you? Ja siis... Päriselt või? Vaata see, tuli Eesti versioon sellest... see formaat, vaata. Ma mõtlesin, et nad näitavad seda UK versiooni, see UK versioon on täiega hea. Ei, aga UK versioon on, see on veits naljakas see, et kui sa UK-st tahad vaadata seda, siis see maksab raha. Aga kui sa paned YouTube'i ülesse, siis you can just leave it there. Inimesed panevad kõik osad YouTube'i, erinevad kanalid on full episoodid üleval, vaata. Ja siis ma olen vaadanud neid ja siis ta on seal olnud. Kas meil on see 9. osa või? Minu arust küll, jah. Kui viimane osa oli 108 ja see ongi kõik, meil ei ole midagi ahjus, siis küll, jah. Ahi jäi tööle või? Jep. Oota, aga mis ta nimi on? Kank või? Ei, see on see mingi see Filomena Kank on see. Ma tean. See on nii haige nimi, mida see peaks tähendama. Mu inglise keel ei pürgi nii kaugele, et see oleks piisavalt naljakas minu jaoks. Kank on nagu see, mis sa leiad nagu, kui sa laadi ja seda auku hakkab puhastama ja siis see jama, mis sul sealt seest välja tuleb, see on kank. Pro tip, by the way, kui kellegil on see, et mu laadija ei tööta hästi, ja ma olen ise avastanud seda, et kui see telefon on vana ka, siis on nagu see, et ei, see ei ole laadija tegelikult on see, et see telefoni see sisu on nii paska täis. Ma ükskord tõmbasin mingi nõela või mingi asjaga, tõmbasin nii palju sitte välja, et anyway, head isu keegi sööb. Aga... kusjuures mul just oli see sama probleem ja ma mõtlesin, et äkki on ka, et nagu on äkki ainult see dirty hole. Jah, et äkki on lihtsalt nagu puhastamata auk, vaata. Puhastamata auk on halb. Aga puhastan ära augu. Sama jama. Ja see on kurb. Ikka ei tööta. See on kurb, aga mul oli 11 iPhone 11 ja mingi aasta aega tagasi oli veel see ja siis sealt tuli ka sitta välja ja laadija hakkas tööle, ühesõnaga väga põnev. Kas see 13% laetud või? Kas see on akudega või? Ei, see on 13% aga mis see akumärk on? Sest et see võib ka akuga töötada. Okei, seda mõtlesin. Aga akusid ei ole taga.
Need on ju need, vaata, mis kasutatakse mingi photoshootidel ja kõik see on ju, ja. Need ongi reaalselt need. See, mis teeb selle, et inimene teeb mingit videot või photoshooti, photoshoot aga nagu mingi video niimoodi, et ta on valgustatud nii, et sa näed, et see on ülifake valgus. Ei, mulle kusjuures need meeldivad rohkem kui välgud. Ei, ma ei mõtle, et see toode on halb, ma mõtlen, et kuidas tavaliselt kasutatakse nii, et see näeb hästi fake välja. No jah, see on siuke see oleneb valgustajast. Aga need LED-valgused mulle meeldivad rohkem sellepärast, et kui sa flashiga, siis sa saad ainult korraks selle valgusmomendi, mida sa jäädvustad, samas kus on nendega, sa lood selle välguhetke ja sa saad timmida seda välguhetke nii, et nagu sa saad vaadata, kus kohas sul see peegeldus tuleb, kus kohas sul mingid, nagu, et sa saad selle olukorra luua ja sa näed nagu, mida sa kui sa tead, mis sa teed, siis sa teed võid väga illus asja teha. Aga nagu... mis ma mõtlen nüüd on mingi see mingi kiired reportaažid on ju, või mingid või mingi odav sari või mingi asi. Aga siis nad paned lihtsalt need Maxi peale ja nagu mingi let's go. Hästi kiiresti tehtud, ma tegelikult ei taha puid alla panna sellest. Ja nendel on kusjuures, miks mulle meeldib, on see, et neil on ka see soojusaste, et sa saad panna soojemaks, külmemaks nagu nii, nagu sul vaja on. Ta põhimõtteliselt täidab kõik asjad nagu heledus, tumedus ja siis soojus on ju, ja nagu ma ei tea, mida veel tahta. Kuigi me vist sul panime vist millegi pärast tumedamaks, sest et ma ei tea, ma ei tea, midagi oli, me mingi sättisime. Mu pea helenda, peegeldab välja, ma oleks nagu sõjaväest tulnud, nahvai. Aga no, aina paremaks läheb. Ega see ei aita, et ma blond olen, sest ma mingi eriti kuradi fucking see armi nägu. Aga midagi ma pidin sulle rääkima hakkama, enne kui ma panin rekordi. See on see. Ja sealt sain ma armi näo. Aga see ei ole minu nali, ma pean ütlema, see ei ole minu nali, see... See ongi mingi Crazy Rogu. Üks sõber... see on mingi Crazy Raadios või kuskil või? See nagu kõlab. Jaa, see kõlab küll tuttavalt. Aga ma ei mäleta, kas see konkreetne nagu see sõnamäng oli sealt. Aga see tundub küll nagu võiks sobida. No on nagu on. Midagi ma pidin sulle rääkima hakkama enne, kui me selle rekord vajutsime, siis me hakkasime täiega mingi muid asju rääkima ja nüüd on... Äkki ringigi tuleb meelde, Ma mõtlen selle peale, et reklaamid, kõik kohad on reklaame täis. Ma nägin täna kohutavat reklaami. On ju, juba reklaami content on nii palju, sest et see on kohutav. Oota, ma mõtlen, kuidas ma saan sulle seda näidata. Siin ma mõtlen, kuidas ma saan sulle seda sinna. Et oli mingi hästi X asi. Ma olen otsinud vahel reklaami üles, et come on, see YouTube'i all on või kuskil on, ma saan uuesti järgi vaadata, aga ma leian seda Instagramis, aga ma saatsin selle Kikule, nii et ma saan selle siit üles otsida. Ja, eks ma aktsepteerin su cookies. Vaata seda... Mis asi see? Vaata see tegelane seal. See või? Jaa. Wow, amazing! How about next set for brunch? Wow, can't wait! Mitu korda ma pean mingid verify. Mitu akend ja mingid mingid avaldust sa pead saatma mingi erinevates organisatsioonidele asjadele, kes nagu kinnitavad. Kikul on praegu mingi 1,5 nädalane mingi kadalipp olnud praegu, nagu, mida ta on pidanud läbima selle jaoks, et ta saaks mingit mingi business asja nagu teha. No, jah. Ja lihtsalt see on nagu see on nii haige, kui palju asju sa pead läbi hüppama, mis dokumente, mis kuradi siuke tunne, nagu ma oleksin 90-ndates ja ma üritaksin tulumaksu deklarit täita nagu kuskile, et mingi sa võitled rohkem süsteemiga kui midagi muud. See on... bürokraatia nightmare. Aga kus on mu kood? Kus on mu kood? Ma ei ole saanud koodi. WhatsApp või SMS? Jah, ei ole. Oota, siin ei ole muud valikut ka. Didn't receive a code. Teeks meie login code. Mul on ka vahel see, et tahan mingit lihtsalt asja, ja siis ma lähen sellele kuradi saagale. See on... nüüd tuli. Ja siis ma unustan ära üldse, miks ma tulin või mida ma lihtsalt tegema pidin. Aga peame kihla, et see on vana kood.
ja nüüd ta saadab mulle ja, just, et see oota, las ta nagu teeb selle, onju, ja siis ta laseb sul hästi kaugele ja siis on mingi, ei, vale kood oli. noh, Wow. Enter your PIN. mul Aga tegelikult sa saad, use a one-time code instead. Siin on vaata mingid neid alternatiive. Sul ei ole seda one-time code'i või? oota, Ma ise meelega tegin selle, sest et neil on see mingi uus asi, chat history, kus sa pead kogu aeg seda taastama. ma panin kunagi selle pinni Aa, ja mul tuli meelde. nice. nii, la. nii, kus see, oota, aga miks seda, okei, tere, ma lootsin, et ma saatsin selle, Hiljuti või? ei, ma lootsin, ma saatsin selle Messengeris, aga ma saitsin selle iMessages, mis tähendab, et Kusjuures ma mõelnud selle peale, et iMessage'isse tahaks üle minna küll. no ma saadan kõiki asju selles iMessages, nagu kui ma vähegi saan. Ma algul olin veits põikasin selle vastu. ma ei näe mitte ühtegi põhjust, miks ma peaks saatma midagi Messengeris, kui mul on olemas teise inimese number. Vanasti oli see MMS ja vaata see, nüüd see ju kõik toimub selle kuradi Also Messenger lõpetas selle, et sa ei saa enam ei ole desktop äppi. Nagu et sul ei ole eraldi äppi, mida sa saad kasutada arvutis. Nad uuest aastast lõpetavad selle ära. Ma ei tea, kas sa sükast sõnumit said kuskil või? ei, aga ma ei kasuta ka seda. Nii, nüüd ma saan seda jagada. Joink. Nii. Nii. Ja see on siuke reklaam, mis ma täna Instagramis sain. Mis seal all on? Food, mis on juba prepitud. Lisa vaid vett. Ja siis on naine, mida ma eeldan, on tenniseväljakul 400 kalorit topsis ja mis see on, 30 grammi valku. jah. Ja see on nagu reklaam. Topsi täis maitseid. Kelle reklaam see on, ma ei näe. Ja mugavust. Topsi täis maitseid ja mugavust. Ja see on nii mugav. Mis see konto on? Nimetame selle konto ka, ma hästi näe lugeda. Select Nutrition. Ma saan kuidagi siia. Select Nutrition K-ga. Oot. No, see on see, kui sa kasutad mingit kuradi... Oota, aga miks me välja läheme siit? Kui ma plussi vajutan. Ava see pilt uues aknas ja siis... Ja siis... What? No see on siis, kui sa ehitad asja midagi, mis ei ole inimestele, vaid see on... Millega me tegime? Pane parem klikk ja et open image in new tab, siis sa saad nagu actual pilti näppida nagu. Mis asi see on nagu? Nii, nüüd inimesed näevad, ma arvan, natuke paremini. Nii. Kas sa tahad ise kõigepealt rääkida, mis sind selles häirib või ma alustan kohe nagu... Select Nutrition on see. No siin on näiteks 2 sõna, mis eeldab seda, et sa oskad inglise keelt ja sa saad aru endast, on ju? Ehk siis ta nagu mingi sihtgrupp on nagu mingi konkreetselt mingi nagu nooremad inimesed tõenäoliselt või siis, et umbes saad ridade vahelt aru, et food on enam-vähem nii generik, et sa saad enam-vähem kokku panna need jupid, et saad aru, et okei, toit. Aga samas, et nagu toit ise on nii imepisike, et nagu millest üldse me räägime. Jaa, nagu ma ei saa aru, miks on vaja öelda food, mis on juba prepitud, sest et food on sama pikk sõna kui toit. Kas food, mis on juba prepitud, kõlab paremini kui toit, mis on juba prepitud? Ei, sest et see kõlab clunky as fuck. Prepitud on estonglish shit. Et nagu, et prepitud ei ole ingliskeelne, it's prepped. Prepitud tähendab, on ingliskeele laensõna, mis on eesti keelestatud. Ma arvan, et tahavad ühendada need sõnad, vaata, mis on see food prep. Ja, ma saan sellest aru, aga see ei ole eestikeelne sõna. Ei, see on... Nagu, see näeb nii sitt välja minu meelest, et nagu prepitud, lisa vaid vett. Miks see vajalik on?
tärn ja siis tärni kirjeldus on kohe. ühesõnaga, te tegite nagu kui sul on kohe see tärni kirjeldus, siis miks ja see ei ole food prep, mida te tegite, te tegite kiirnuudli. Exactly, ma tahtsin just nõuda. Nagu see tops näeb ka täpselt välja, nagu see on kiirnuudel. Milvino kiirnuudid on ka food prep või? Aga ma arvan, me oleme sorry, aga liiga targad selle jaoks. Liiga vanad või? Liiga targad selle jaoks, et me närime läbi ja me saame aru, et sa müüd nuudeid meile, aga nagu marketingi või sales nurga alt see on see, et sa alati upsale'id oma toodet kui midagi paremat. Sorry, aga see kuradi food, mis on juba prepitud, kõlab nagu keegi pani AI-sse selle. Nagu see on suht roppus, jah. Ja lisa vaid vett. Kes see seal, mis see, kas see inimene on tuttav inimene või nagu kas ta on mingi või mis selle all hästi väikselt kirjas on? Seda saab näha või? Ma ei tea. See on mingi ma arvan, et see on mingi see, et oota, kus jumala suur foto ju. Oota. Select Nutrition kõige õigused kaitstud, külmkuivatatud einete uus standard. Wow. Et ma peaks selle välja lugema sealt kuskilt telefoni pealt. Kõik õigused kaitstud. Mis õigused? Õigus sittuda mu feedi või? I have the right to Estonglish, no. Ja nagu 400, vaata, lisaks, vaata, see on see kaval marketingi trikk, mida tehakse, on see, et kui sa paned ringi sisse mingisuguse fakti, siis inimestele ajus mõjub see nagu, et see on kuidagi tehniliselt või teaduslikult tõestatud või mingi garantii või mingisugune bullshit on sinna juurde pandud. 400 kalorit topsis ja 30 kilogrammi valku on lihtsalt fucking faktid. Osa see kalorit on see inglisekeelne, kuidas sa kirjutad, sa ei kirjuta eesti keeles niimoodi, ju? Kalorite lühendid, see ei kasuta kilokalorit. KCAL. Kilokalorit. Jah, aga kas sa eesti keeles kasutad ka seda KCAL-i või? Ma ei tea, ma ei loe kaloreid. Ei, ma mõtlen, et kui sa kuskil kirjutad seda, siis ma ei tea, ma ei ole kirjutanud. Kui sa juba lähed nii full estonglish, siis nagu see valk on nagu vaglad või midagi, et pane siis juba proteiin või ma ei tea, proteiin muidugi pikem sõna, aga ma arvan, et sellepärast nad ei pannudki, sest seda on ringi raske panna. No siis pane see tekst niimoodi ümarguna, ma ei tea, aga nagu ühesõnaga, jah. Teiseks, mis mind häirib siin, kui me nüüd nagu lähme sellesse marketingi osasse sisse, neil on punane tops, aga pildil ei ole nende brändinguga mitte mingit pistmist. Ma ei näe, nagu, ma ei tea, mis nende bränding on, aga ma juba sellel topsilt näen, et sellel pildil ei ole mitte mingit pistmist nende brändinguga. Ja. See toode ise, millest üldse jutt käib, on nii pisike, et ma nii häbenen seda, et ma julge isegi näidata seda. Jah, aga food, mis on juba prepitud, tead mis? Knorr ja Mägi on seda juba mingi 40 aastat teinud. Campbelli suup on ka kuradi juba prepitud. Lisa ainult vett. Purgisuppi oled saanud või? Põltsamaa oma. See on ka prep-miil. Ma just nägin seda Eesti Redditis, kus küll oli, et purgisupid on, mis ta oli, 4 või 5 euri või midagi. Kuskil Selveris ja kuskil. Vähem isegi minu meelest. Ei, just oli nagu, et jõudsime uuele tasandile, et see on fucking 5 euri. Juba on 5 euri nagu või? 4 või 5 euri või midagi. Ma ei ole tükk aega ostnud. Et ta nagu viimati oli ma tean, ma ostsin mingi Porsche, oli minu meelest mingi minu meelest ma ostan aeg-ajalt, ostan külmkappi igaks juhuks mingid purgid, et nagu kui teinekord vaata oled pühapäeval midagi kodus ei viitsi kuhugi minna, et siis on nagu sul midagi nagu kodus olemas. See on väga smart. Aga ma ei mäleta küll, et need nii kallid oleks olnud. Oota, kurat, miks nii raske leida on? Kas ma ei olnud salestanud? No kui siuke asi jääks mulle meelde, kui ma peaks purgisupi eest 5 euri maksma, siis nii kaua kuni sa otsid, ma võin rääkida. Käisime Olliga üleeile, tegime mõned õlled linnas ja siis käisime siukses kohas nagu Barbar, nagu see on see mingi hard rocki klubi siin, ma ei tea, mis tänav see on siin samas. No see on vananes siin samas, see nagu siin nurga taga põhimõtteliselt. Seal, kus see OA kohvipood on. Ja ma tean seda tänavat. Ma ei tea, mis see tänava nimi on. Pole ammu käinud ka, et ma ei... Sauna paralleel tänav ühesõnaga. Ja siis mõtlesime, et lähme teeme seal ühe õlle, me alati mõeleme minna, et mis seal toimub. See on mingi suht heavy metal, mingi klubi, seal mingi scream metal käis nagu sees. Ja siis me ostsime 2 õlut ja 2 Fireballi shotti, teab palju me maksime selle eest või? Oota, 2 Fireballi shotti ja 2 õlut. Okei. Oota, ma arvan
õlu oli näiteks 6 ja šotid olid näiteks ka mingi 6 või ainult viski Fireball. lihtsalt Fireball shot on ju. Ma arvan, see pudelist Fireball. jah, et see oli ka mingi 6 või mingi 6 või kuni 8 näiteks. Ehk siis nagu Shot Fireballi. ehk siis kokku või eraldi? Kokku. Kokku, okei. No 30. Ei või? Vähem või? Ei, päris täpselt, 27 euri. Nagu, ma olin nagu nagu 2 õlut ja 2 Fireballi shoti ja mitte nagu ise tehtud Fireball, pudelist. Lihtsalt. See pudel Fireballi maksab, ma arvan, mingi 18 euri. Aga see on hea mõte ise tehtud, see oleks päris hea. ei no, osades baarides Tallinnas saab ise tehtud Fireball ja see on sitaks bänger. Jah, 5 euri, jah. Me võime tegelikult, ma vahepeal vaatasin Eesti Redditit, see on nii hea content lihtsalt. Ja siis kunagi tegime juba episoodi Eesti Redditit, aga siis see Reddit ei olnud nii populaarne. Sitaks arenenud, siin on nii palju haiget contenti nagu ja siis siin on täitsa olemas, ta on siin avallehel ka kohe, selle leiab kohe ülesse, aga enne kui me sinna jõuame, me jõuame lõpuks sinna, me võime järjest minna vaadata seal, ma juba leidsin ühe asja veel, mis oli väga naljakas, nii et sa võid avada selle Eesti Redditi või? Jaa. Mis see on? Ja sa kirjuta Eesti Reddit Google'isse. Ma mõtlesin, et äkki tead seda. Need on reddit.com/eesti, jah. Ongi, jah. Pane sinna, jah. Ja siis selle Zoomi veits nagu niimoodi, et ainult Reddit on näha või ma ei tea, kas saab nii. Ma tea, proovime. Meil on vist zoomed out see. Aga esimene uudis on see, ma just rääkisin õega sellest. Et Limp Bizkit teeb ära. Ja, aga nagu, et see põhjus oli kuidagi siuke väga et ta on venemeelne. Et ta on aga see oli umbes kuidagi umbes midagi sellisega seotud, et ta oli aastaid tagasi läbi oma mingi naise või midagi toetanud, mida ta ise võib-olla ei saanud aru ammu ja siis umbes sellel põhjusel vaata, et ei olnud midagi konkreetset, et ta oleks praegu hästi tugevalt venemeelne, aga noh, ma ei ole kursis sellega ausalt öeldes. Aga sellega ma arvan siuke asi ka, et ma ei tea, kui populaarne Limp Bizkit täna Tallinnas on või Eestis on, aga nii kui tuleb siuke uudis vaata Eestis, et nagu keegi on midagi venemeelne, sorry, nägemist. Ei, ma saan aru sellest, selles mõttes. Nagu sul on, ma ei tea, kes selle uudise ma ei tea, kes selle uudise välja lasi, aga see tänkis selle kontserdi. True, jah. Ei, seda, see ei ole... Tähendab, see uudis tuli niimoodi, et tähendab, et see on uudise pärast, vaid see uudis tuli, et noh, et see nagu canceldati ära lihtsalt nagu ja siis tuli uudis. Kas sa seda lugesid või? Või seda oled kursis see ERR-i see skandaal, mis on nüüd sellega eelmisel pühapäeval, nüüd siis kui me lindistame seda, siis eelmisel pühapäeval näidati seda, mis on see Shishi omanikud, ma ei saa nüüd öelda. Tarvo ja Mart Piiler või? Ma ei tea, mis on Shishi, ma ei tea, omanikud, ma ei tea midagi. Päriselt ei tea. Sa pead mind väga kurssi viima. Shishi on see Eesti kõige suurem see ilu või nagu kodu interior nende... Kuidas see kirjutatakse? Shishi, S-H-I. Ja siis ta on mingi pood kuskil meil või? Ei, ta on mingi nagu ta põhimõtteliselt toodab ja teeb neid ilu, noh neid sisu, ma nii halvasti seletan praegu. Kujud ette, et mingi vaatega ei tea. Ei, ma üritangi seletada. Nagu kõik need trinkants, nagu kõik need mingi pask, mis sa koju ostad, mis teevad selle ilusamaks. Ma olen liiga vaene selle jääks. Ma ei tule see sõna meelde. Kaunistused ja mingid sellised dekoratiivasjad, nagu padjad, tekid, kaunistused, küünlajalad, jõuluehted. See hakkab veits taanima mulle, et ma vist olen midagi ja siis see Shishi teeb neid nagu, neil on, nad on see ettevõte, kes müüb, neil on oma mingi kataloogid, asjad, särgid nagu, ja see Shishi on Eestis ja mingi minu teada see top bränd nii-öelda nagu, kus mingi kallid asjad nagu kui sa tahad nende jõulukuuse ehtida, siis sa ostad nagu selle Shishi jõulukuuse põhimõtteliselt, siis sa oled nagu fancy as fuck nagu. Sul on see Shishi
kuusk või? 2026 aasta tehetega nagu põhimõtteliselt see. Ja. Siis nende loojad ja omanikud või mis iganes on üks geibaar, kes on minu teada nagu avalikult esimesed nagu geibaar, kes on lapsendanud endale lapse. Ja siis ma alati ütlen, need on pioneerid. Jah. Ei, nad on full. Ei, oota, öeldakse pioneer. Kes see teerajaja või see nagu, et full pioneerid. Sa võtad kõik selle kuradi kuuma enda peale, et kuradi teed radada teistele, et nad tunneks ennast seifimalt. Ühesõnaga, üks neist müts maha, noh. Oli saates Hommik Anuga pühapäeva hommikul ja rääkisid perest, sest isadepäev oli ja siis nad rääkisid nagu pereväärtustest, pere loomisest, ma ei vaadanud seda saadet, aga lihtsalt ta oli seal saates ja ma ERR-ist lugesin mingit nagu seda kokku, et ta lihtsalt rääkis, ei olnud midagi muud, lihtsalt rääkis isadusest ja mingitest asjadest. Ja siis EKRE tõmbas mingi sae käima ja ütles, et äkki peaks ERR-i kinni panema, et nagu nad näitavad siukest saasta nagu, et see on see, kuhu maksumaksja raha läheb. Ja siis see ERR-i juhatuse, mis ta siis on, mingi ERR-i link ka, näed, seal on link ka. Jah, et Veidemann kutsub kokku koosoleku meie väärtusruumi osas, aga see Veidemann on siis, link ka. Kes see Veidemann on? Veidemann on Rahvusringhäälingu nõukogu esimees, nii on siis nimetatud. Et arutada, kas ERR-i kaotada? Ta käis järgmine või ülejärgmine päev, käis kuskil raadios ja kommenteeris seda asja nii, et nii ei tohiks teha või et siin on, ma võin selle ERR-ist, ma lugesin just seda uudist. Aga see on see sama artikkel või? See on nagu see järg sellele? Jah, täna tuli see välja, kui me lindistame seda ja bla. Ta ütles, oota, siin on ju väga see huvitav, kuidas ta ütles, et saatelõhtu kommenteerinud ERR-i nõukogu esimees Rein Veidemann ütles neljapäeval Postimehele, et isadepäeval ETV saates Hommik Anuga näidatud saatelõhk ei lähe kokku väärtusruumiga, milles me enamus eestlasi elame. Wow, okay. Ehk siis ta tekitas nagu küsimusi selle peale, et nagu, kas niisugust asja peaks ERR-is näitama, kuidas isa räägib isadusest. Jah, ta on gei, aga pere, neil on õnnelik pere. Nagu räägime perest ja isadest, nagu, mis vahet seal on? Õnneks sellele nagu meie EKRE nagu ütles, et sellele tuleb üldse nagu, kui see ERR tuleb kokku panna. Meie peaminister... Nad peegeldavad endast seda, et nad ise peaks pillid kotti panema. Õnneks meie peaminister ütles selle peale, et sellise väljaütlemisega võib-olla peaks meie see nõukogu esimees vaatama, et kas tema sobib meie selle väärtusjäsega kokku. Exactly. Et kui me näitame õnneliku pere Rahvusringhäälingus hoolimata sellest peretüübist või kuidagi, ma ei tea täpselt, kuidas ta ütles seda, et siis meid on nii vähe, et minu meelest see on see, mida me peaksime näitama ja kui nad on eestlased, siis järelikult Eestis on sellised pered, miks me ei peaks seda näitama. On ju? Et, aga see oli minu meelest väga huvitav, nagu ma ei tea, kuidas see nõukogu esimees nii nagu tuima pani või nagu, et ta ei mõelnud üldse, mida ta välja ütles. Ja ometi peaks aru saama, et Oota, ta näitas seal kuskil seda neid et kuhu erakonda keegi kuulub, kuhu see Veidemann või? Jah, kuhu tema kuulub. Ma arvan, et ta ei tohi vist kuhugi kuuluda. Ei tohi kuhugi kuuluda või? Ma arvan, et kui ta on seal nõukogu... Niisugeste väljaütlemistega ta nagu veits nagu vihjab sellele, et kuhu ta tegelikult võib-olla natukene kuulub nagu. Ei, aga ta ütles ka seda, et EKRE see väljaütlemine, et see on nagu ülereageerimine. Aga... ütles niimoodi või? Jah. Okei. Aga nagu, kui sa ütled, et see ei ole nagu... No siis ta lihtsalt kaitseb enda kuradi kohta, aga mitte seda, et ta ei nõustu sellega, mis öeldi. Eesti poliitikaga, no nii, Looming, teosed, ta päris palju asju kirjutanud. Ma tõesti palju kirjutanud. Tõlkijana? Ilufilosoofia vene keeles tõlkijana. Tegevus NLKP-s. NLKP liige. Okei. Ta on kirjutanud kõnesid president Arnold Rüütlile. Ma ütlen ausalt, inimesed, ma ei tea, kui kuidas meil siuke inimene nagu ERR-i juht on? Mul tekib pigem küsimus. Samas, Ei, no jällegi, vanal ajal, vanal ajal, issand, see kõlab nagu me räägiks mingi aastast 1200 või midagi, aga nagu... Ei, no ma ei tea, ERR tundub väga kuiv ja konkreetne, et nagu... Ei ole. Mitte halvas mõttes, vaid nagu, selles mõttes, et ma
hästi sükest nagu no ta on sündinud 46 Pärnus. ühe või teise poole, Nii et, oota, kui vana ta siis on? 46, see on siis 60, 70 midagi või? No inimesed, kes on nii vanad 79. okei, no Oota, on või? Oota, on ju? ma ei tea. 60 on 2006, 70 on 2016, jah, 79. Holy shit. Nagu ma ei tea, kuidas 79-aastane inimene meil üldse midagi juhib. No mina väga kahtlen alati selles, et inimene, kes on nii vana, et isegi kui mulle meeldib, et siin on mitte segi ajada korvpallur Rain wow. Veidemaniga. ja. Ma väga kahtlen inimesed, kes on nii vanad, et nad tegelikult saavad aru nendest uutest väärtustest, mis me oleme ühiskonnas vaata vastu võtnud ja mille eest me seisame, vaata. Et nad lihtsalt nagu järgivad seda, mis nagu justkui populaarne on versus mis nad päriselt usuvad. Aeg asju pakkida, kultuuriminister Purga hinnangul. Ma on nõus? No, ühesõnaga, 79 ongi, jah? Arvutasin õigesti. Ei no, jah. Kurat, ma ei tea, kas ma paneks kellegi, kes on 79. Siukest asja juhtima üldse. Et nagu ma ei imesta, et sealt tuleb mingit sükest sitta välja. See on nagu see ei ole isegi võib-olla pahatahtlik tema poolt, ta on lihtsalt vana ja mõtleb nagu exactly, seda ma mõtlengi. Täpselt see on see, mis ma mõtlen ka. Ma ei taha nagu ka, ma ei hakka teda sittama mida iganes, et nagu inimene, kes on miks meil on üldse 79-aastane inimene mingit asja juhtimas? Ta peaks pensionil olema. No, just. Nagu puhka jalga. Just. Et you've done your job, nagu kirjuta oma raamatut või midagi nagu et kui muidu vanus ei pea nagu olema nagu faktor, siis nagu your age is showing nagu 79 on juba nagu ma ei tea, minu meelest küll siuke vanus, kus sa ei peaks olema nagu mingi suure organisatsiooni päris juht nagu. Ja. No eriti veel, kui sa nagu vähemalt ma ei teagi vähemalt püüa mõista või ta on 8 aastat juba olnud seal nõukogu esimees. No okei, ta oli 71, aga no ikkagi nagu 71-aastane vana mees nagu kuradi tema võtame siis nagu juhtima seda asja, jah. Mitte kedagi teist paremat ei olnud või? Ma ei tea. See tundub siuke asi nagu, kui sa oled eluaeg midagi teinud, et siis sa saad selle Life Achievement Awardi. Ja just. Nagu võtsin ühe tankla, lähme edasi. Võtsin ühe tanklakraabi ja võida mängus Sepiku. Ma ei mäleta, miks see teema oli. Siin, oota. Lihtsalt nagu, ei, see lihtsalt mingi scrollisin ja siis ta lihtsalt mingi meil on nii zoomed in, siis ta on väga trigger happy. Tehno events. Is there any club that play techno in Tallinn? Yes. There used to be 7 minutit tagasi kusjuures. Vaatame, kus keegi on vastanud ka midagi siia. Keegi on midagi kommenteerinud. There used to be Hall, but now it's sometimes open. Näe ongi kohe. Et tehno vaik. Yeah. Aga 9-11 ei olnud enam või? Ei no see on sama, vaata, kui Hall oli vist peaaegu iga nädalavahetus lahti, siis nüüd on ajad muutunud ja veits teistmoodi see asi. Oota, mis uue Epsteinile avalikustati 23,000 e-maili, aga miks see Eesti Redditis on? Jah, võt see, ma ka ei saanud aru. Ma mõtlesin, et ta kirjutab siin otsa, et seal on midagi Eestiga, aga ma juba lugesin selle kohta mingit seda kokkuvõtet, seal on päris huvitavad asju. See on reklaam. Promote, et seal hästi väikselt kirjutab. Mis sellest uuest chat-kontrollist arvata? Mitte midagi. Ma ei tea, mis see tähendab. Näed, see on nüüd see purgisupp. Seljanka 507. Aga tead, Seljanka on alati kallim purgisupp olnud. Aga no seal kommentaarides keegi toob välja ka, et tegelikult selle saab mingi 2,93 euroga. Et et kui sa Selveris shoppad, siis see ongi kallis. Pretends to be shocked. Mulle meeldib, et see tekst on seal juures, et muidu kui sa ei saa aru, vaata. Jep, markup on karm. Tegelikult tõstavad hinda poe töötajad, kes hinda süsteemis muudavad. Fair enough. See on tõsi. Faktiliselt on see tõsi. Hinda tõstavad need inimesed, kes süsteemis hinda muudavad. No way, brother! See on tõsi. Tehniliselt korrektne. On parim. Tsiteerides härra Ilvest, aga ükskord algab aeg, supi hind saab tasa praega. Okei. Vau. Krossi poest saab vahel hea Seljanka põhja.
Krossi oma toodang, normaalne hind kuskil 3-4 euri, saad 4-5 liitri. Kuidas ma ei taha nende inimestega mitte kunagi kuskil elus kokku saada, kes kirjutavad Eesti Redditisse siukse kommentaari? Nagu et Krossi poest oli jangatast või? Ei, nagu et sa mõtled, et see on hea asi, mida, et nagu sa kulutad oma aega ja päeva sellele, et Eesti Redditis siuksele postitusele alla kirjutada, ma ei tea, ostan seljankapõhja Krossi poest. Miks? Okei, good for you, bro. Kas Krossi pood mingi maksab sulle mingit nagu seda, et vastu Krossi pood on kindlasti siuke tõeline kvaliteediallikas, et kust usaldada seda. Nagu matsimoka supp on sama raha eest poole suurem. Okay. Oota, see Seljanka oli Põltsamaa, on ju? Kalevi need poed eraldi, vaata, mis on need Kalevi poed. Nad müüvad Põltsamaad, nad müüvad tahvelit ja nad müüvad Felixi tooteid ka. Kas Felix ei ole Põltsamaa või? Tegelikult vist on, jah. Aga nagu Lõuna-Eesti, vaata. Et ma ei tea, kuidas see kõik nagu kokku läinud on, aga nende poest saab mitte ainult Kalevi šokolaadi ja asju, aga ka neid teisi tooteid ja need on kus kohas see Kalevi pood on? No näiteks Balti jaama turg ja siis teine on siin Rotermannis selle platsi peal kohe. Minu arust on siiamaani. Ei, seal on jaa. Ma ei ole seal käinud. Jah, underrated. Ja sa saad igast neid teisi tooteid, mis on oluliselt väiksema hinnaga kui... Ma olen käinud seal Põltsamaa tehasest, sõidan mööda, kui ma maale lähen ja mul paps rääkis, ma ise ei ole käinud seal, aga ta ütles, et sealt saab nagu neid purgitooteid asju räigelt hea hinnaga. Selle päris hinnaga? Jaa, nagu mingi, ma ei tea, mingi eur või 1,5 euri, ta ütles, et on mingi purk või midagi ja sealt saad osta nagu selle mingi resti või mingi asjaga nagu nice. Ja siis nagu ta oli ka mingi, võib-olla peaks nagu maale ostma nagu mingi selle suure tagavaru, vaata lihtsalt muidugi. Nagu see on mõeldud. Et sa ostad mingi resti frikadelisuppi, resti hernesuppi, resti siljankat, vaata, ja siis kogemata nagu midagi unustad, siis sul on mingi, ma võin mingi 6 aega siin nagu suppi süüa. Jaa, see on nagu see maailma lõpu ja maksad selle eest mingi sama palju, kui sa ostaksid 6 siljankat selle pärast. See on nagu need, kuidas need nimetati? Doomsday prep või vaata küll inimesed, kes teavad neid punkreid kuskil. Ma ostan 1 euro eest, ma ostan siukse nii suure väikse selle Felixi selle mingi chili mayo või suitsune paprika või mingi kaste, see on nagu mitte kõik, aga nagu mingi konkreetne toode on 1 euro lihtsalt. Ja siis ma vaatasin Selverist vist seda või kuskilt või Rimist, vaata, et seda nagu 2 euri kallim või midagi. Ma vaatan Selver. Ma loen sind nii kaua Bolti sõidukauboid. Täna oli Boltiga selline taksosõit, et hoia piip ja prillid. Hea, et elusalt kohale sain ja ka ühtegi avariid ei tekitatud, kuigi juhi püüdlused selles vallas olid järjepidevad. Kirjutasin ka supporti, aga sealt ei tulnud väga midagi vastuseks. Olen kuulnud, et see on Bolti puhul viimasel ajal tavaline. Viimasel ajal minu taksosõidud ongi tavaliselt olnud pigem negatiivsed kogemused. Millised on teie kõige rängemad kogemused Bolti sõitude ja kasutajatoega? No, bring on the Bolt hate, no. Üks upload. Seda ma olen kuulnud in real life ka nagu. No see Bolti kuradi, need osad taksoid on nagu full segased. Mõni aasta tagasi sõitsin varahommikul sadamasse. Bolti juht oli ilmselt öö läbi tiksunud, sest autos käis ilgem tümm ja poole peal tegi ta oma akna lahti, pistis pea välja ja nautis tuult nagu koer maanteel. Ma lihtsalt istusin ja mõtlesin, et peaasi, et sadamasse jõuan. Jõudsingi, aga panin 4 tärni. Elamus oli korralik, aga varase hommiku kohta natuke liiga palju. Ja, aga bro, nagu good story nagu kasutaja esmaspäev. Nagu ma mõtlen seda, et ta kasutaja nimi. Aga nagu 4 tärni. Miks 4 tärni? Jaa, nagu mingi... Nagu, mille eest sa selle 1 tärni alla võtad? Isiklik oht? Ma meestan, et see on 1 tärn, kui sind see isiklik nagu ohu nagu see, kuidas ma ütlen, see kvaliteet nagu häirib, ma arvaks, et see on rohkem kui 1 tärn väärt. Mulle meeldib, kui on hästi negatiivne review ja siis ta paneb 4 tärni. Oot, mul siin tundub, see on hästi kirjutatud. Ode Guarantee 3496.
Sõitsin täna õhtupoole Boltiga ja täiesti räige. Esiteks, fooris rohelist tuld polnud, ikka lasti otse üle ristmikul. Halloo! Miski mutt tahtis veel üle tee minna, aga Bolti härral ju sellest suva. Sõiduridadest kah. Ausalt, tundus kahtlaselt sinka-vonka sõit. Lõpuks jõhkralt üle äärekivi. Nüüd mõnda aega Bolti ei kasuta. Ribid on kah segi ja naaber mõtles, et miks ma purjuspäi tõuksiga paarutan. Kuidas nüüd mõnda aega Bolti kasuta? Ribid on kah segi ja naaber mölis, et miks ma purjuspäi tõuksiga paarutan. Kuidas see läheb kokku? Taksosõiduga. Kas see, et ta nagu sinka-vonka sõitis, siis murdis ribi või? Oota, aga... Või siis, et tal on unrelated ribid katki ja nüüd ta kasutab tõuksi, mitte Boltiga sõita. Et miks ma purjuspäi tõuksiga paarutan. Aga nagu... okei. Täi, Eesti, räige. Halloo! Halloo! Mul on aastate jooksul 500 pluss, jah. Väike Est-Russian. Pluss Boltis sõitu hingel ja kõigest neist ehk 5 tükki on olnud sellised, kus juht on mingeid hulle trikke teinud sõidu ajal. No aga... Mul on buss teinud jõhkraid sõite nagu. Issand, eile õhtul oli mingi räige bussi õhtu. Ma mõtlesin kas sul see vasak jalg piduriga ei tööta või nagu mida vittu. Ma olen mingi vähemalt 3 bussi õnnetuses olnud, jaa, kus autos pööras eest ära ja ma veel mõtlesin, ma seisin püsti ja ma nägin, kuidas buss vajutas gaasi juurde, et sellele autole sisse sõita ja ta saavutas seda. Ja siis ükskord buss sõitis ringristmikul otse sellesse kuradi saare märki, lihtsalt otse sisse. Soodushinnad Selveris, 2 senti. See jääb mind nii kättes. Oota, Selverist rääkides, ma leidsin üles see 3.24, suitsin täpselt see sama toode, mis ma ostsin Kalevi poest 1 euroga, literally 1.00. Et nagu sa võid arvestada... Kaupmehed ei pane hinda juurde. Jaa, et nagu sa võid mõelda, et... Head kontserdihuvilised, anname teada korraldajast olenematud asjaolude tõttu jääb, mis on siis 31. mail toimuma pidanud Limp Bizkiti kontsert ära, vabandame. Baltic Live Agency tiim. Okei. Mis see teist olenemata asjaolu on, et ei saanud piletid midagi? No ma sain aru, et siis mingi riiklikul tasemel see otsustati, et me ei taha mingeid venemeelseid siia. Näed, siin ongi EKRE algatas Riigikogus ERR-i likvideerimise eelnõu. Good luck. Nagu, mul on see küsimus, et nagu kellele nad arvavad, et nagu... See on nende poliitika, by the way. Ei, nagu mul nagu see küsimus tekib, et nagu kas nad ei arva, et nende valijad näiteks vaatavad ERR-i või? Mina arvaks, et EKRE vaataja vaatab rohkem ERR-i kui tavaline eestlane. Et ta ei ole nagu justkui kallutatud ühes või tees sõnast, mis igas nad peas mõtlevad. Jah. Et nagu mina arvaks, et näiteks Vikerraadiot ja mingeid muid asju vaatab, kuulab rohkem EKRE kuulaja või nagu see EKRE poolt hääletaja kui ma ei tea, Reformierakonna või Eesti 200 või sotsiaaldemokraatide nagu... See tundub nagu... Pange see EKRE kinni lihtsalt. Ja... Nagu see oli isegi loogiline enam, mida nad teevad. Nagu muidu saad nagu, oli mingisugune loogika, mida sa said nagu järgida, aga nagu nüüd nad lihtsalt nagu mingid... No nad tahavad oma mulli hoida. Kusjuures mulle meeldis see ka, see laste pikk poiss tundus ka huvitav ja seakatku järelmid on jõudnudki poeletile, kui siga pole võtta, siis lähme muu kalale. Oota, mis see? No, et lastest tehtud pikk poiss. Ja. See näeb välja nagu keeks. See näeb välja nagu mingi keeks või mingi nagu sepik. Ta on siuke beež seest, nagu ta oleks keeks. Pihk. See on ainult toidu. Okei, see pihlaka, aga ma lugesin ka. Oota, ma ei saanud aru, mis see postitus oli? Pihkla, aga see pihlaka. Nii, ma ikka ei saa aru, vaata. Pihlaka, nii. Kas poleks ütte, et seal on üks pilt veel, vaata, vaid seda noolt. Mis see tähendab? Pane seda. See on mul hästi... Täitsa perses.
üliraske on selle touchpadiga seda ma tean jah, see ta mingi vahepeal mingi üle vaata kui seadmed ei ole loodud üksteise jaoks väga nagu Apple võib-olla see, et on mingi AI pildid tehtud, sest ma ei tea. Uued trammiliinid jäävad ära. Ma ei ole kindel. Uks pimeduses. Jaa. Kedagi sees luksuslik jääga. Haapsalus on see uus, ma lugesin ka seda uudist, et seal on mingi uus kvartal ja siis nagu kõik on valmis ehitatud, 80% korteritest on välja müüdud, aga keegi sees ei ela, et mingi üks inimene või 2 inimest elavad seal nagu. Hea näide sellest, et kuidas lihtsalt seda kellel on piisavalt vara, kogub endale veel vara ja siis ma arvan, et see on mingi Airbnb-deks ja asjadeks ostetud ja praegu lihtsalt on see null hooaeg, et nagu jaa, et teile sa oled paar nädalat elanud kannata veits. Et kuhu kadus väike Õismäe Ergiosk? No, röövitud. Ära. Öösel tulid tübid ja viisid minema. Kuhu ikka nagu kadus? Mingi miks sisse murda, ma lihtsalt tõstan selle kuradi rekka otsa ja sõidan minema sellega. Eestlane Moldovas, miks siuke pilt? Kuidas see üldse Moldova minu jaoks ütleb? I can't believe this is Europe. Mida? Ma ei saa aru, nagu mis see kuskil ehitatakse midagi. Jahmatas jahimehi. Ja see salaküttide probleem meil on Eestis on päris proportsionaalselt ei ole suur, aga ütleme nii, et need salakütid teevad nagu piisavalt palju kahju, et sittuda jahimeeste head nime. Nagu et jahimehed meil on minu meelest need, kes on mis see nimi on siis viisakad registreerinud jahimehed. Need teevad, nagu need on üliviisakad, nad saavad aru, miks jahti tuleb pidada, kuidas jahti tuleb pidada, kui palju loomi võib küttida, miks loomi tuleb küttida, nagu kuidas loomadega tegeleda, kui nad nagu maha lastud või midagi nagu tehtud. Järgid seda, et umbes, et karuhooaeg on avatud või hundihooaeg on avatud. Meil ongi lubatud lasta 3 karu see aasta, tähendab seda, et nagu kui ma näen, et 3 karu on lastud, siis ma ei lähe 4. laskma. Aga need salakütid teevad nagu sama palju nahka, nagu kunagi oli siuke välja nagu venelased metsas puid raidumas, kes nagu rinna kõrguselt hakkavad puid maha saagima. Et need salakütid teevad nagu väga üllatavaid asju, et tekitavad nagu jahimehe, nagu, sest et ega tavainimesed ei tee ju vahet salakütil ja jahimehel. Ja, sa arvad, et legit business. Jah, et see on jah nagu aga seda ma nägin, see on päris just foto, mulle meeldib see linnu, see pesa, järgmised fotod on täiesti suvalised, need on nagu mingi suvalised klõpsud, mingi siuke vaata. Sul on õigus. Kellegi telefoni mingi lihtsalt. Sul on õigus. See esimene viitab justkui, et ma näen midagi head. Üldiselt kehv kaameramees. Et nagu, mõni on päris okei, aga mõni on siuke natuke liiga suvaline. See on jälle täitsa okei, vaata. See on ilus, hästi kadreeritud, aga väga kehvad värvid. Ilus, see on jällegi hästi kadreeritud, väga sitasti värvid. Sama lugu. Ta peaks värve õppima natuke tuunima. Või nagu pilti töötleb. Mis asi see on? Siin ei ole midagi fookuseski. Jooksid hundi eest. Oota, hiige otsas on postkastid. Et nagu, no neil on ka vaja vahepeal natukene lõbu. Okei, tore. Esimene pilt oli okei. Jaa, see esimene on tõesti nice, mulle täitsa meeldib see. Kreftine kalasupp kookospiimaga. Kas keegi... aga kreftine on väga tuntud... Oota, terve see asi, ma juba näen see... Oota? Ei, oota. Jah, ei. Ma vaatasin korraks, et... Aga sa tead, mis kreftine tähendab? Ma arvan, ta mõtles kreveti. See on päris sõna või? See on sõna. Okei, never mind. Mul vanaema kogu aeg kasutas seda. Okei. Kreftine on nagu... Rammus tahab öelda või? Ei, nagu siuke sisukas. Nagu siuke... Nagu... Tal ei ole mingit otsest vastast. Nagu, kui mul vanaema ütles, teen krehtise värgi, nagu siis saad aru, mida ta mõtleb, aga nagu seda on raske... Okei, inimesed tegelikult ütleb ka ta, et kuule, et nagu tegelikult see on legit. Aga ma juba läksin sellega kaasa küll, et ma olen nii palju näinud seda vigast eesti keelt selles Boltis või toiduvenenduses. Ei, aga krehtine on jah nagu täitsa hea supp.
no see on just oota, vaat selle pildi alla, vaata, täitsa hea supp ja siis looks lükk vomit. Loks lükk V0 mit. Oota, looks like vomit. Jah. Kirjutas 12-aastane. Romeo -2. Yeah. Näed, Sinep ja Mädra, kes pigem krehtised kui vürtsised. No näed, see on nagu siuke, ma räägin, selle ei ole otsast vastet, sest minu meelest see tähendab iga inimese jaoks erinevat asja, aga nagu pigem ma ütleks, et see nagu on siuke, mitte tummine võib-olla on vale sõna, aga nagu sisukas või nagu siuke No, vähe kasutatud inimeste jaoks võõras, on ju? Jah. Mulle meeldib viimasel kasutada sõna rõlge. Ma ei ole kuulnud, nii. Nagu see ilm, mis täna väljas oli, on rõlge ilm nagu. Nii, kirjelda. Nagu, okei, tänane ilm hästi vihmane, hästi tuunine, hästi siuke ime kõik see, aga kuidas sa kirjeldad seda? Ma ei oskagi paremini kirjeldada seda, aga nagu vaatame, kuidas see nagu sõnaveeb meile seda kirjeldab. Mul on see eestikeelne või mul on see ingliskeelne see Shift, Alt või mis ta oli? Ma ei tea, ma olen nii palju kasutanud kunagi, et mul on nagu meeles see vist. Ma ei ole kindel, kas see on õige. Väga vastik, ilge, perversne. Tõesti perversne. Mõne meelest on nudism rõve, isegi rõlge. Mida sa teed, kui sa duši alt tuled? Kui rõlge! Aga ropp kasimatu, noh, mulle meeldib see sõna. Rõlge. Nagu rõlge ilm, minu meelest see on nagu kirjeldab suke, kui tõesti nagu suke. Minu jaoks 9% on see, et kui mõnus on öelda. Jah. Ja nagu see, mis minu meelest täna väljas on. Jaa, okei, ma olen nõus, jah. See on tõesti rõlge ilm. Külm, tuuline, siuke nasty. Jaa, ma sain täisdoosi seda. Et autoga sõita 100 kilomeetrit, linna jõudes kell 5, täpselt kui on see tipptund, ja siis läbida seda mingit veel tunde, et kuskile jõuda, vaata. Oota, mine ülesse. Nii. See on see White Girl. Oota, mis see küsimus oli? Palun selgitage. Suur lesbi on lugu, esitaja White Girl, lürika on ma ei telli Wolti, ma tellin tussi. Mida siin selgitama peab? Ma ka ei tea. To each their own nagu. Mida sa tahad teada? Mida siin selgitama peab? Me ju saame aru, ta ei telli telefoniga endale koju süüa, vaid ta tellib midagi nagu mida ta sööb, aga võib-olla mitte keha toitmise eesmärgil. To each their own, aga jumala eest, noh. Isadepäeval nähtud lapsi kasvatab homopaar, ei sobi meie väärtusruumi. Okei, nüüd see sõnastus on nüüd, kas see on õige sõnastus või? See on Postimehe kirjeldatud. Vaata ERR kirjeldas seda natuke teist ma mõtlengi, et kas see on nagu clickbait või kas nagu, et me loeme ridade vahelt. Mitte, et ei ole see, mida ta tegelikult üritabki öelda, aga nagu lihtsalt, et nagu kohe vaatame. Mul ei ole seda Postimehe seda tellija paketti. Oota, enamik isadest on paari suhtes traditsioonilise viisil, seal tekib palju küsimusi, kuidas lapse saadakse, kumb on isa-ema rollis. No see on sul tekib küsimusi. Mis see sinu asi on üldse? Ei, see tekib sul küsimusi, aga hoolt laste suhtes saab väljendada ilma meeste omavahelises paari suhtes olemise kaudu. Saab, aga seda saab ka väljendada meeste omavahelise suhte olemise kaudu. Mõlemad pidi. Jah. See... Oota, kes avaldas arvamust isa, vanaisa ja televaatajana. Aitäh sulle. Aga mitte see, et ta on ERR-i kuredi... Väga huvitav. No sa ei saa, kui sa oled ERR-i või nõukogu esimees või mis iganes, sa ei avalda sellise asja kohta erapooletult arvamust. No olge, halloo. Astus nii ämbrisse, kui üldse saab. Jälle see. Jälle kuredi purgisupp on 5 eurina. Kõige levim kummituste liik valgesse linasse mehitad olendid, kes kätega õhus vehkides ringi tugiavad. Need on nende inimeste vaimud, kes surid tekikotti vahetades. Nad ekslevad ringi, üritades leida tekikoti nurkasid. Okei.
okei, see on okei, see on päris hea, türa, no kuidas ma nüüd okei, see seletab ka neid hääli siis. ja täpselt. ega sa ei teegi mingeid loogilisi hääli, kui see just otsib abi, ausalt, noh. me isegi hakka tops. no kreem sai otsa, noh. okei, aga see on promooted. kumb on suurim raamatupood Eestis, Apollo suurim raamatupood? jah. ei no see on vana kuradi marketing trikk. see on nagu sama ju, vaata see Circle K ütles, et nad on number 1 kohvi Eestis, vaata. ja, ei, see on vana trikk, marketing trikk, kus sa nagu ütled lihtsalt seda. aga kellelgi oli hea küsimus, et nagu kuidas kõik nagu kirjanikud on number 1 New York bestselleris, vaata. just, täpselt. et see on lihtsalt mingi tiitel, mis antakse sulle selle kuidas? nimega, aga The size of a baguette. Estonians have created a tiny missile to destroy the Shahed missiles. See ongi päris mürsk, mitte. Ma mõtlesin, et nad räägivad sellest, et nad räägivad baguettist nagu, mitte mürsust. Usaldus arstide vastu, ei hakka, elu on igav. Mida vittu? ei, siin on päris palju sükest. Elu on igav, küsimus. Mis on teie hobid ja millega te oma vaba aega sisustate? Olen 20-aastane töötav noormees, kellel on suhteliselt palju vaba aega, kuid pole seda millegiga sisustada. Enamik vabast ajast lihtsalt istun kodus, vaatan TikTokke ja nii edasi, ühesõnaga löön aega surnuks. Löön aega surnuks, sure aega sure. Palju õnne sulle. Kunagi olid sellised leiutised nagu raamatud. Huvitav see nagu, jällegi, see kõlab nagu selle moodi, et ma ostan Krossi poest kuradi seda seljanka põhja nagu. Ja, oota, see teine või kolmas kommentaar. Eks see igaühe enda teha, kui igav või huvitav ta elu on. Ma katsuks sellest teistega võrdlemisest eemale tulla ja mitte mõelda stiilis teiste elu nii palju huvitavam. Ma mingi suva luuser, kes istub kodus. Jah. Kas keegi ei maininud seda? Kodus saab palju asju teha, isiklikult veedan aega videomängudega, aeg-ajalt meeldib ka muusika produtseerimine. See mingi veider eeldus, et hobi peab alati ka teistele nähtav olema ja tulu teenima. Ja hustle. Selleks ma ju tööl käingi, et omale raha teenida, ülejäänud aeg võiks ikkagi enese arenguks olla ette nähtud. Issand, see kõlab... Mulle ei meeldi, kuidas inimesed online kommentaarides nagu hakkaksid mingisugust räiget, mingi kõrg seda kirjanduslikku stiili järsku vilelema. Ma kusen täis ennast, sorry. Okei, teeme pausi. Noh, mingi Ereka vibes ja kõik see, et nagu ma relate'in sellega, et see on hästi nagu kahju kuulda. Siis ma nagu, just see, et sa väliselt kunagi ei tea, kui sügavale see asi vaata ulatub ja siis see on hästi kahju nagu see. Anyway, ma ei nuta. Ma lihtsalt see. No, sa oled ise seda... Ei, mul läks midagi silmi päris. Ja sa oled ise selle läbi käinud, sa oled teiste sõpradega läbi käinud selle vaata nagu... Ja siis sa oskadki relate'ida sellega, aga sa muidu ei oska sellega relate'ida. Ja minu jaoks on hästi õudne see, kui on nagu see Eneka vibes, vaata, et mul on see, usust tulles, enamus religionid on see, et see enesetapp ongi hullem asi, mis saad teha, ehk siis sul... et sa lülitad see üks asja välja enda jaoks. Vahet üle, kui depressioonis sa oled, see kunagi ei arvesta sellist mõtet, et ma oleks samas kohas tõenäoliselt, kui ma ei oleks usust, et see on üks asi, mis on nagu võib-olla positiivne jäänud, vaata. Et siis nagu ma saan aru, kuidas see mul küll seda vibe ei olnud. Eriti hull olla. Et nagu, ma ei tea muidugi, aga... Nagu ma ei ole kunagi usklik olnud, nii et nagu selles mõttes on õigus ja mul oli null usklikku seda vibe'i nagu kunagi... Et sellest oli küll täiesti nagu, ma mõtlesin pigem nagu sellele, et mul oli, ma ei suutnud ette kujutada, kuidas mul vanaema selle nagu üle elab. Nagu, kui ma peaks ennast ära tapma. Okei, sul olid teised need punktid, ma mõtlesin nagu seda, et nagu ma ei tea, kuidas nagu mul vanaema selle nagu üle elab. Ma ei ütle, et see oli minu jaoks ainuke motivaator, aga muidugi need asjad ka. Aga see oli see, mis hoidis seda mõtet nagu kaugele minemast, et ma üldse seda päriselt nagu võtaks tõsiselt. Karl on rääkinud sellest ja kõik, vaata. Ja ma olen hästi palju kuulnud seda nagu erinevatelt inimestelt, kus nad on nagu mingeid, ma olen üritanud tappa ennast, bla, vaata. Et jah.
hea meel näha, et see ebaõnnestus. Anyway. Ülja random see tagasitulek teemasse nagu mingi... Ei no, jah, ma ei teadnud konteksti. Aga, okei. Tulles tagasi selle juurde. Ma tahtsin tegelikult selle juurde jõuda, et see 3. kommentaar siin vaata. Okei, et tuleme tagasi selle juurde, mida me ennem rääkisime. Et mis on teie hobid, millega te oma vaba aega sisustate? Olen 20-aastane töötav noormees, kellel on suhteliselt palju vaba aega, kuid pole seda millegiga sisustada. Enamik vabast ajast lihtsalt istun kodus, vaatan TikTokke ja nii edasi. Ühesõnaga löön aega surnuks. 3. kommentaar. Hakka pedomendiks, hakka Silva Ilvese armukeseks, hakka püssi peikaks, hakka valge tüdruku pressi esindajaks. Variante on, igav kindlasti ei hakka. +1 Silva Ilvese kohta, elu pikim 6 päeva. Oh my god! mõtlesin, sa ütlesid ise seda, ma ei jõudnud isegi näha seda, wow. Keegi on deletinud. Oota, aga mis sa plussi vajutad? Ei, ma vajutasingi sinna. See on deleted. Ei tule midagi, jah. Ma mõtlesin, et vaata, deleted vahel on see, et kasutaja on kustutatud, aga... Mis asi on pedoment? Kas see on nagu see, kes otsib pedofiile või? See on hea küsimus, kus see reas. Tegelikult seda võib tõesti niipidi näha. Mina nägin seda niipidi, et sa oled ment ja pedofiil. Ja siis sa... et sa oled laste ment või? No jah, laste ment, et nagu mingi... Ei no pedo ise on ju... Mis see peaks tähendama? Vaatame, meil on see sõnaraamat on siin kuskil lahti. Pedomen. Pedoment. Noh, pedomendiks, aga nagu pedomen. Hakka pedomendiks. Ment. Ju, mitte mend. Ei leitu. Pane Google'isse kuskile, see ei ole see slängi sõnastik, vist on ju. Pedoment. Ma arvan, see on mingi siuke asi, mis... Pedohunting. Active Club või noorte skinhead. Oota, mis asja? Ongi mingi Eesti... Kus on pedoment kadunud? Ise hakanud pedofiilikütid jäägu koju. Ongi mingi pedomendiks nimetatud mingi grupeering. Okei. Kuna selle poolt ma sees on küll. Let's go. Ei, see tundub, et see on mingi õhtusaates käisid pedomendid. Ja, et nagu, kes paljastavad... Pedoment on Instagramis isegi. Sest, et ma vaatasin mingit Meil ei ole midagi. Me ei toeta vägivalda ja oma kohtut. Meie pole enam aktiivsed ja tegeleme vaid ühiskonna... Sest, et netis toimub sitaks seda, ma vaatasin mingi podcasti või mingit asja, kus üks vend nagu rääkis, kuidas ta läbi nagu oma nii-öelda häkkimise paljastas igast foorumeid ja asju, kus inimesed olid nagu jahtinud alaealiseid. Ja paljastanud neid siis mis see sõna on, authority või nagu, et siin on kõik, mis ma kogusin, palun võta. Võta see vend vahele, vaata, või nagu see, et on nagu... Aga see oli mingisugune, kas mingi paljas porgand või keegi ajas ka mingid teemad sellega, et paljastas mingisuguse mingi ahistamise skandaali. Paljastas. Jah. Ma ei tea, kes see paljas porgand on. Ta on mingi vana OG blogija. Okei. Ma ei tea, kui vana ta on, aga nagu selles mõttes ta on nagu mingi OG blogija, nagu siis, kui blogid hakkasid tulema. Okei. Nagu sellest ajast, nii et nagu ega ta enam noor ei ole, nagu, ta ei ole nagu mingi TikToki nagu vanus. Veits on tuttav, nagu oleks midagi näinud, aga ei, see on tähega teema, sest need igast foorumid ja asjad on vaata või nagu mingid mängud ja asjad, kus alaealised käivad, kunagi Club Penguinis oli kunagi mingi teema, et seal käisid mingi pedofiilid nagu stalkima. Iga mingi asi, mis on nagu populaarne alaealiste seas, on ju, siis alati tulevad need kuradi predaatorid kohale. ja, et nagu sest et see on vaata siuke keskkond, kus nagu vanematel puudub mingi ülevaade. Jah, just. Et nagu kui vanem näeb, et miks mingi täiskasvanud mees tuleb sulle järgi või midagi, whatever, on ju, aga siis kuskil foorumis on lihtne, vaata.
kas me kerisime jälle mingi üli üles või? ja siin on minu meelest, kui sa mingi korra vist kordab vahepeal. jaa. Jaa, see ma nägin ka. Kas on eestlasi, kes ei tea, mis tähendab väljend trammis sündinud? Miks sa küsib seda? Miks sa küsid seda? Ma ei tea. EKRE algatas Riigikogus eelnõu ERR-i likvideerimise. Loeme, mis need kommentaarid on, mind huvitab see, mida inimesed Redditis ütlevad. Ei, Reddit on ei, nagu mind huvitab, meiemeelne. Mida need inimesed, kes teevad Krossipoest ostavad Seljanka põhja, et nagu, mida nad räägivad sellest? Kes ja kuidas ja mis eeltingimustel saaks algatada EKRE erakonna likvideerimise? On ju. Serious question. See on õige küsimus. Vot seda ei saa teha. Sellepärast, et see on näed, siin on keegi ka välja toonud. See erakonna seadusregistri liikmete arv langeb alla 500, ühesõnaga keeruline, jah. Keegi lihtsalt reaalselt copy-paste'is riigi teataja nagu ei no, thanks for ehk siis vaielda saaks, aga ausalt, me täna ei räägi isegi kriminaalkorras juriidilise isikuna süüdimõistetud erakonna sundlõpetamisest, mis on objektiivne põhjus. Erakonna kottimine ideoloogiliste põhjusel on väga ohtlik tee, ükskõik kas EKRE klounaad meeldib või mitte, sellele täna siiski peaks andma hinnangu valijad, mitte riiklikult algatatud protsess. See on samas õige nagu, et ja. Nagu sama, nagu mulle ei meeldi näiteks see, nagu mis praegu viimasel ajal on see mingi järelevalve ja mingisugune asja, et see, et kasutame rohkem kaameraid ja kasutame rohkem mingisuguseid asju, vaata, et inimesi järgida. Nagu vaata see politsei ja kogu see teema, et nad tahavad kasutada rohkem kaameraid ja asju, et saada ligipääs nagu sellele, et privaatsus. Mitte isegi privaatsus, aga nagu mõte on sellest, me tahame kurjategijad taga, me ei saa kurjategijad taga ajada, kui me ei saa kaameratele ligipääs või mis jõmmud. Okei, ma saan sellest nagu mõttest aru, aga kujutame ette, et nagu meil tuleb riigivalitsus, kellega me ei ole nõus ja siis neil on ka sellega nagu ligipääs. Et nagu kui me teeme selle seaduseks, siis järgmistel on ka õigus. Täpselt see, et mingi see nagu samasooline paar hoiab käes kinni ja siis EKRE kuradi valitsus saadab mingi kuradi trahve või mingit sitta, vaata. Mis iganes põhjusel. Et nagu mingi selline sellepärast ma ütlengi, et nagu meil ei ole Eestis nii suur probleem mingisuguste kuritegevuse ja asjadega, et Martin jälle erutus, kui homodest juttu oli. No tundub küll, jah. Juristi elu pole kerge, Putini kaitsmise kõrvalt ei jõua Varro enam korralikult geiseksilegi enam mõelda, vanasti oli kõik lihtsam. See on ka tõsi, jah. Tundub, et suht meeletil juhti ei õnnestu ikka pildil püsida. No vähemalt siin ikka kõik kirjutavad nagu, et on nagu pigem ikka selle EKRE vastane. Mina alati raamistan selle niimoodi, et see aitab tugevdada enda väärtusi, vaata. Et siis nagu kas see veiseliha kaldist hinda hoopis ei saaks äkki likvideerida? Ma arvan, et see on see sama vend, kes käib Krossipoes sellega. Ja, täpselt, jah. Ma ei tea, jah. See on, see Istanbuli konventsioon ka, aga no see oli oma teema. Ja nüüd me oleme tagasi, ma arvan, ja nüüd me näeme uuesti mingisuguseid, kui ma tagasi lähen, siis seda ma vaatasin, see Maksuameti asi, see oli huvitav küll, jah, et kas nagu inimesed või no mingi vend, kus nagu mingi, ma ei tea, mingi 500 000 eest on mingit sitte keeranud ja siis kirjutanud selle kellelegi mingi tankistile vaata maha ja siis AU ettevõte ja paneb edasi, nagu mitte midagi ei toimu. Ja Maksuamet on mingi, this is fine. Et nagu umbes siuke loogika, mis praegu toimub, et see, mis ta kokku tõstis nagu, et nagu highlightis seda. Aga no see kuradi, see Jansseniga on pidevalt mingisugused probleemid olnud. Paar aastat tagasi, kui ta selle Manna La Rosa kinni pani, vaata, kui naisest lahku läks või midagi, seal oli ka mingid teemad, see mingi kunstnik käis ta käest raha nõudmas ja siis mingi Janssen oli mingi, ma ei tea, mis ma teha saan, kui mingi ebaterve venn nagu... tema tegi selle või? Nojah, ma imesta, et seal oli natukene see lahti. Ja nüüd nad avasid selle sama koha põhimõtteliselt natuke teise nimega ju siin Viru tänaval. Et ma ei ole sellesse süvenenud, nagu see on alati nagu kahe otsaga asi, nagu kui sa teed palju asju, siis sa ka Eestis, nagu kui sa teed palju asju, siis Eestis on ka see, et sa tõenäoliselt saad ka omajagu vaenlasi, vahet ei ole, kas sa üritad hästi või halvasti teha, kellegile sa astud nii varbu peale. Yeah. Ei, see, mis ta seal kokku tõstis, see oli niimoodi, et vaata, mis sa vaatad sellest
mis need lehed on, vaata, mis näitavad sinu need Jah. ettevõtte neid ajalugu, mida iganes, on ju, et nende andmete põhjal ta on võlgu mingi 500 000. Õnne otsima läinud Austraaliasse. Õnne otsima läinud, sest Aga kindlasti see muutub, kui ma lähen teise riiki ja siis kõik on mulle teistmoodi. meeldib see järgmine. Lux Expressiga sõitjad. Teie, kes te Lux Expressiga õhtusel ajal sõidate, kui on juba pime ja kasutate laelampi või arvutis Wordis valget tiimi, mis teil viga on? Kes teil haiget on teinud? See ei ole see koht ega aeg. Issand, kellelgi oli otsest silma see. Kellelgi oli jah mingi. Üritas magada või midagi. Ma ei sõida, aga millal siis tohiks lampi kasutada, kui mitte siis, kui pime on? On ju? Kas me ei kasuta pimedal ajal kogu aeg lampi igale pool või? Inimesed avastamas, et ühissõidukid ja ruumid ei ole ainult neile mõeldud. No täpselt. Sõida autoga. Ta ei saa magada auto. Ise kasutad laelampi päeval? Kas see on eksklusiivselt Lux Expressile omane mure? Sebe bussis tohib? Jaa, for real, noh. Okei, Reddit. You did good. Jaa, ei. Need vastused on... Ei, mulle meeldib näha Eesti inimese nagu pähe niimoodi nagu, ma olen samasugune kloon, on ju, aga nagu lihtsalt sükest nagu huvitavat sisu on alati nagu fun. Kuradi fucking hiirna. Minge hambaarsti juurde. Ja kasutage enda hüvitis ära. Jaa, kusjuures see, ma ei tea, kui palju see praegu, 135 eurot, on ju, mis ta ütleb seal, kaasani me tängi enda 35 euro, oota. Viimati, kui ma kasutasin seda, siis see oli mingi 100 midagi pluss, et nagu mingi, ma sain 100 eurot alla, vaata, see on mingi aasta peale, kus aga ma olin tänulik küll, sest et ma sain nagu mingi oma lihtsa asjad lahendatud nagu. Aga küsimus oli selles, et kui sa lähed mingi vastuvõtule, siis sul teinekord võib olla see juba see vastuvõtu tasu võib mingi 50 euri juba olla nagu. Ei, seda küll, jah. Enne see oligi pool ilmselt. Lugesin siin eilset postitust Pärnu lägapurksi kohta. Vaatasin 6 aega tagasi tehtud teemat samuti ning jõudsin küsimuseni. Kui tegu on kõigile tuntud sotsiaalkultuuriliselt olulise, mingis mõttes ehk isegi sümboolset toiduga, siis miks seda pole kuskil meie kultuuriliste toitude nimistus? Kulinaariliselt ilmselgelt ei ole tegu millegi erakordsega, kuigi irooniliselt kombel on lägaburger üsna hästi kooskõlas klassikalise taldriku reegliga 50% salat, 30% valge süsivesik, 20% valk, kui silmad kinni panna, ja kotletti mitte liiga tähelepanelikult uurida. Aga mu enda meelest on see ajalooline ja sotsiaalne taust sellel just kõige huvitavam soov ükskõik mis hinna eest. Ma tunnen, et siin on mingi mõte läheb. Oi, Juudas! Kus see kadus mul? Soov ükskõik mis hinna eest pääseda eemale Nõukogude Liidu toidurüpest lääne kõige turunduslikuma ja kuulsama toidu poole. Erinevalt näiteks, ma ei hakka lugema seda lõppu, see läks liiga pikaks. Mõte on selge. Aga see mõte on iseenesest huvitav ja kui siin öeldakse, et mitte kulinaariliselt, mis ta ütles, mitte kulinaariliselt kõige, kuskil oli, kulinaariliselt ilmselgelt ei ole tegu mingi erakordsega. Milline Eesti roog on kulinaariliselt nagu mingi väga keerukas? Jaa, mingi tõeline kuradi jahukaste kartulitega. Nagu ükski nendest Eesti toodetest ei ole mingi... kartulitega. Jah, verivorst. Nagu... Ei no, võib-olla burger on siuke, liiga lihtne toit või siuke liiga üle maailma populaarne. Ja, aga meie lägaburgerit on raske kuskilt saada. Jaa, see on tõsi. Ja ma olen nõus sellega tegelikult, et nagu me ei pea lähtuma sellest, et kuidas see üldjoones mõjub, vaid see, kuidas ta on kultuuriliselt meil mänginud rolli, on ju. Ma arvan, meie põlvkond on kõik üles kasvanud lögapurksiga. Just, kõik teavad kohe. Retropurks, lögapurks, vahet jälle, kuidas sa nimetad seda. Ja nagu mingi fucking Circle K, mis ei ole ühtegi pidi Eesti, müüb. Lögapurksi ja retropurksi. Jah, ta teab. Ta teab, mida inimesed tahavad. Kas ta müüb hakli ja kastet? Ei. Kas ta müüb verivorsti? Võib-olla talvel. Jah, verivorsti burger. Mis veel meie Eesti mingid road on? Mingi kama ei müü ju. Kama, palle. Ma kusjuures, seda? Kama palli. Ja mingid eest on. Nagu et piimaga sööda.
jaa, ma täiega sõin neid jogurtiga. on ju? Jaa, There you go. need olid täiega head. Kas ta oli mingi siuke mitme vilja, mis see sisu oli siis nagu? Kama. Aga Ei, nad olid teinud kuidas sa selle- kirjeldad kama, et nagu Kamapalli või? jaa, või nagu üleüldse kama, mis see sisu on? Nagu millest ta tehtud on? Nagu jah. erinevad teraviljade siuke Jah. nagu segu, eks nagu jahu või mingi Jah. jünn, on ju. No ta on siuke hästi bland, ehk siis nagu, et kõik, mis keskkonda sa paigutad, ta defineerib selle, et kui hea ta on, et nagu see ei tähenda alati halba, aga Kama on nagu Skandinaavia arhitektuur. Muidu tundub bländi asi, aga vaade on vaata oluline. Ja vaata, Kamaga on sama, vaata, kui sa paned marjad sisse, mine munni kui hea. ja just, Aga kui sa paned kasutada, Skandinaavia mingi ülilaheda mingi su arhitektuuri Sest on suurte kasulik. akendega koha, vaata, paned kuhugi maja, paned keset kesklinna, no veits tundub nagu out of place, vaata. Sama on Kamaga. jah, jah, just kontekst on oluline ja ma eeldan, kama on nagu tervislik Jah. mingis mõttes, Nii nagu palju mitme kui- viljasai või leib on ka tervislik, siis samamoodi see on ju. Ma ei ole kindel, et ne on, mul on niisugune tunne, et nagu enamus nendest asjadest öeldakse meile, et nagu jaa, see on tervislikum. Is it? jaa. Ei no, igapäevasti sööks, aga Vahet ei ole ju, pigem on ju tervislikum ju see, mis sa sinna peale paned, mitte see, millega sa seda sööd, nagu loomulikult, kui sa pätsi saia päevas sööd, või nagu siis võib-olla on mingi vahe. võib-olla hea näide näiteks noh, ainuke asi, mis praegu pähe tuli, mozzarella. Mozzarella! et siis ta on nagu, ta on väga bland maitsega, aga siis kuidas sa kui seda sa paned selle roale peale. jaa, just, või kuidas sa seda ehid ja nagu, mis konteksti sa tõstad, siis sedavõrd parem ta on, vaata. Et kama on midagi sarnast. Aitäh, mul tuli nüüd lädrapurk siisu. Ta kirjutas lädra. Ei, ma meelega tahtsin öelda. Jah, nagu ühesõnaga, juba nimetuse osaks võiks Karvapidi kokku minna Nõmme Pässa laagriselskond, võib-olla mujal kutsuks seda rotikaks, see on tõsi. Lõuna-Põlvas purks, Ossiburger, Jõmmi jõrrikaste. Ma räägin, siin on Eesti, tegelikult, kui sul on Eestis nii palju erinevaid nimetusi samale roale, On ju? siis see tegelikult see on, nagu see on kultuuriline osa. On ju? Exactly. Ei, see nagu, ma kusjuures kuulasin pühapäeval, viimast oli Kontra või keegi oli Vikerraadios, tere, ma olen vana, aga kuulan pühapäeval fucking Vikerraadiost. Kas Vikerraadio täispikk nimi on Vikerkaar raadio? See ei ole Eesti kultuuriruumile sobiv ja, just. ei nõu, full circle. ei nõustu. Aga ja Kontra rääkis seto keelest, noh, nagu ta ikka räägib. Ja seal oli kusjuures väga palju tõi huvitavaid nüansse, et miks ei ole võro keel eraldiseisev keel nii-öelda eesti keelega. Sest et tal on nii palju nagu brunch või kuidas öeldakse? Mitte brunch. Brunch. Pluss. Kas me homma brunchil näeme? Ei, et nagu tema arvas, et nagu see võiks olla nagu eesti keele nagu jah, mingi nagu eraldi jaa, muidugi. Sellepärast, et tal on nii palju eraldi reegleid ja nagu neid, et ja siis küsimus oli ka see, et kui sa eesti keelt oskad, et kas sa oskad siis võro keelt või ei oska. Nagu kui seal on väga paljusid sõnu ja asju, mida kui sa räägid, siis eestlane tegelikult ei saa aru. Jaa. Ta on pisut... Mitte eestlane, vaid nagu eesti keelt kõneleb inimene, kes võro keelt ei räägi. Jaa, ma olen nõus, jah. Ja kui ma mida rohkem, alguses ma mõtlesin, et ta lihtsalt plärab, vaata. Aga mida rohkem ma kuulasin, et ta oli mõelnud selle peale läbi? Ei, ta on Kontra minu meelest nagu mingi number 1, see seto keele nagu push ja nagu, aga et seal oli fair point, nagu ma kuulasin seda, nagu ma sõitsin poodi ja tagasi ja siis kuulasin, nagu kuulasin, käisin poes kiirelt, kuulasin, sõitsin tagasi ja siis kuulasin ja siis mõtlesin, et nagu ma ei ole kunagi nii mõelnud ja ka need mul ei ole need näited meeles enam. Nagu ta tõi päris hästi, just ta ütles, kuidas on mingid väldete mingi küsimus, just ta tõi nagu näiteid, et nagu ainult võro ja iiri keeled on nagu päris iiri keel, see jaa, et siuke, et see nagu tuleks inglise keelega, ei ole üldse. Jah, et need on sarnased ja siis seal ta seletas ka nagu, kuidas selles iiri, kuidas seda nimetatakse?
ei tule see nimi meelde. Oh my god, ma tean küll, mis sa mõtled. Seal on tõesti oma nimi, jah. Kling, klang, kling. Ei tule meelde see nimi. Ma tean küll, mis sa mõtled. Ühesõnaga, et need on 2 keelt maailmas nagu ainukesed, kellel on nii palju mingeid välteid või midagi. Ma olen grammatikas ülipask, ma ei tea. Gaelish? Gaelic. Gaelic või midagi? Jaa. Language? Ja vist on jah, Gaelic. Ühesõnaga Yeah, the Irish language is called Gaelish in Irish, and in English it's most commonly referred to as Irish or Irish Gaelic. Yeah. Ja seal ta tõi mingit, et noh, et kui seal on mingid kaasalikud nii ja sinna eelnevad need, siis sa tegelikult hääldad seda nii ja bla bla ja samamoodi on võro keeles. Ja siis ma hakkasin mõtlema selle peale, et nagu ma ei ole kunagi nii nagu pidi selle peale nagu mõelnud, aga kui sa niimoodi seletad, ma ei näe nagu põhjust, miks see ei võiks nii olla. Ja siis ta tõi välja, et kui sa näiteks rahvastikuregistri andmetes, vaata, sa saad kirjutada, et sa räägid navaho keelt, sa räägid mingit muud keelt, aga võro keelt sa ei saa panna. Ja siis see on nagu... Ei, ma olen täiega nõus. Miks mitte säilitada seda kultuuri või nagu sellist eripärasust? Ei, aga lihtsalt seda nagu, kui sa selle ütled, et see ongi eraldi keel, siis sa ju rikastad sellega eesti keelt ja rikastad seda ka teist keelt ja annad nagu see, et meie keel on nii rikas, et meil on ka erinevad dialektid nagu põhimõtteliselt. Et see on kõik on ju soome-ugri keeled, aga et noh. Ja aga lihtsalt see oli huvitav, nagu ma ei ole kunagi mõelnud selle peale, nüüd kui me sellest rotipurksist räägime, siis mul tuli meelde lihtsalt see, et ja nagu kui sa ja nii pidi mõeldes nagu, et kui me tõesti, meil on igal maakonnal, igal külal on oma slängine ütlus selle konkreetse toidu kohta. Lumi hakkab kokku, lumi pakib. Jah. Väiksed erisused. Pahkub, vaata, on päris eestikeelne ilmselt nagu see nii-öelda see õissine, aga nagu miks siis ei võiks see olla nagu meie see... Absoluutselt, ma olen täiesti nõus selle. Ma olen ka päri. Mumpst on see tänaseks, on see lägapurks. Mumpst. Sa tead, mis see tähendab? Mumpst. Mu meelest. Aga kui sa kirjutad niimoodi, see on päris hea. Oota, kui veel Eestis ööelu oli, siis mindi hommikupoole ööd sitakat sööma. 2000 alguses ligines sööjaid iseloomustav ossiburger kastmele Jörri kaste. See on tõesti väga mingi Lõuna-Eestis, see on väga võõras minu jaoks. Sest ma olen alati ainult Lääne-Eesti, Põhja-Eesti vahel ainult tembeldanud, et minu jaoks mul on see vastapidi, mul on Tallinn, Saaremaa ja see Lõuna-Eesti. Sul on väga head punktid, sul on väga kauged, vaata, nagu hüppab niimoodi. Mul on nagu, ma tunnestan ära, ainuke asi, mida mul ei ole, on nagu see Ida-Eesti nagu ketšup. Ketšup, hopokoore kasted. Tomat. Oota, ketšup. Nagu, jah, me ütleme ketšupi kaste, aga nagu see ša ei tule eriti välja alati. Nagu ketšup. See keegi pani ilusti šaaga selle sinna kirja. Nagu ongi ju. Ja ei, tegelikult ongi, et see on õige, jah. Mäletan kerge pettumust, kui elus esimest korda Mäkkerisse sattusin ja tundsin, et lägapurksid olid palju etemad. Etemad on ka väga eestikeelne. Seda kasutatakse minu meelest nagu... Aga jällegi, minu meelest kuidagi... Ma ütlen ausalt, ma ei mäleta, mida ma viimati mingit Eesti kommentaariumi lugesin. Aga nagu mul väga tekib selles see vibe, et siis kui eestlased kirjutavad kommentaare, siis nad mõtlevad, nagu on 2 varianti, kas nad kirjutavad ülimööda ja nagu see, no kuule, võta päranditoidud ette, ma nüüd kõiki ei teagi ja sorts vanad eestlased, aga kaerakilet ja apua rokka söögi isest. Eestimais võin pidada, aga süüa ei sünni. Nagu... aga süüa ei sünni. Nagu... Ja siis on mingid inimesed, kes kirjutavad nagu mingit e-post lihtsalt nagu mingid Tammsaaret, nagu mingid imelike väljendid ja asju, mida sa hui kasutad, kui sa päriselt nagu inimestega räägid. Eesti kommentaarium on nii weird. On küll, jah. Nagu, kas sul on täiesti pohhoi või sa oled nagu täpselt Tammsaare, et sa kardad, et iga grammatiline viga on kellegi luubi all ja hakkab kohe mölisema? Uskumatu nagu. It's the shit. It's shit. It's the shit. Selle... Oot.
pole ise proovinud. Wow. Kui vana sa oled? Wow, man. Coca-Cola. Are you even Estonian? aga oota, seda ma loen ette. Pole ise proovinud, aga nii läbi tuttava kuulnud, et see klassikaline lägapurksi kaste on ketšupi ja majoneesi segu pluss maitseained ja Coca-Cola. Koka on K-ga. Coca, kusjuures K on mitte esimene, aga teine. Ja just. Coca-Cola. Coca-Cola. Mitte nagu K-O-K-A, vaid C-O-K-A. Ma ei ole vist kunagi näinud. Coca-Cola. Ja ma ei ole vist kunagi näinud, et keegi niimoodi ka. poole pealt otsustaks, et eks kogu seda nii eksperimenteerimise küsimus, aga eks see Coca-Cola jälle samamoodi. Teistmoodi veel. Ei, see on samamoodi. Sorry, teist korda veel. Seal on huvitav lisa. Ausalt, mina ostangi neid purkse rohkem selle kastme ja kapsasalati pärast. Purksina seda süüa ei saa, kui sa just väga jokkis ei ole. Ei usu hästi, et tollel keegi raatsis Coca-Colat salatisse panna. 100 erinevat retsepti ei ole lihtne nagu kamajahu. Jõudsimegi alla. Jah. No aga, võt see oli huvitav. See oli väga huvitav mõttekäik. Ja nagu lihtne asi, aga samal ajal nagu paneb küsima vaata ja nagu see sama see kontra, see mõte ja kõik see, et nagu, et me oleme rääkinud siin ka ja üldse ma olen mõelnud selle peale palju vaata, et me oleme meie sinuga näiteks, me oleme täpselt sellises vanuses, kus me oleme sama vanad kui Eesti. Ehk siis me oleme Eestiga samal ajal üles kasvanud. Me oleme vanemad. Ja kuna me oleme Nõukogude Liigust tulnud Eestina, siis me alles defineerime oma kultuuri ja kõike, mida me väärtustame ja kõik see. Ja ka kultuur ka areneb. Ja just. Ja no see, et me olime 90-ndatel oli üks kultuur, ei tähenda ju seda, et me võiks nüüd 30 aastat hiljem ju öelda, et ka see on meie kultuuri osa. Miks ei võiks olla näiteks tantsupeol lõgapurks ka üks roogadest, mida pakutakse? Täpselt. Ja nagu ütle, et eestlased ei tunneks ennast hästi. Täpselt. Vaadates tantsupidu ja käes on lõgapurks. No, või et inimesed ei oleks murdu, et ma võtaks selle lõgapurksi või rägapurksi või retropurksi või ossipurksi. Nimeta, kuidas tahad, inimesed paavad murdu. Purks on Eesti kultuuri osa ja me tahame seda nimi taha. Okay, midagi ei muutu. See pilt on väga hea. Pilt on, soovite rääkida Tallinna linnavalitsusega? Vajutage trellid. Miks see naljakas on see, sest et hashtag on nagu trellid ja Keskerakond võiks olla trellide taga osad inimeste arvates, nii et nagu trellide taga. Kas te eristate venelasi eestlastest näo järgi? Ma ei hakka sinna minema. Ütleme nii, et igaüks oma väärtuste järgi. No nii, kütus taas kallis ja soodustused läinud. Kusjuures ma ükspäev vaatasin ka, et kütus oli jälle päris kalliks läinud. Ometi naftahind on madal. No meil on alati olnud see, et meie hinnad on sõltu nagu on kõrgem kui ükskõik mis muu riigi. Millisest konventsioonist peaks Eesti välja astuma, mis on pandud lihtsalt linnad? Mis asi konventsioonist? Ongi see konventsioon, ongi see leping või nagu see nagu mingi ma ei tea, mis see peaks tähendama ikka. No need on kõik, ma arvan, Palermo konventsioon, ma arvan, et seda ei eksisteeri. Ma arvan, et ühtegi eksisteeri. User horror kaapsas. Ja ma arvan, et need ei eksisteeri. Mis tal juhtus? Ma arvan, et ta teeb lihtsalt nalja. 81 000 weekly visitors, mis praegu vaatasin kõrvale korraks. 10 000 weekly contributors. Ja, aga nagu see subscriberite arv on ka mingi üle 100 000, ehk siis nagu mingi 1/3 on pidev, vaata. Eesti pagari karm õppetund, turule toodud ülitervislik leib kadus kiirelt müügist. No ju siis on hea. Nigeeria petukirjade uskumine läks Viljandi Folgi raamatupidajale kalliks maksu. See kõlab nagu AI. Maksis kelmidele 53 000 eurot. No, jah, okei. Jälle, palun selgitage. No see on see sama, jah. Ajateenija versus... Ma ei saa ära, kuidas ta kordab neid niimoodi. Ja need tuleb üli-random. Meil oli refresh... Aga üli-random. Oota, me oleme läinud kommentaariumisse tagasi ja siis ta on visanud selle sassi meile. Aga ta viskab nagu ülisuvaliselt neid nagu... Ta on visanud selle sassi meile, jah. Siin on hea küsimus. Mida sa tahad? Tarrikum nõu või... Veel üks küsimus, kas keegi on päriselt rahvi saanud Helkorit mitte kandes? See või?
mind huvitab, kas keegi on saanud päriselt trahvi? Nad ei näinud mind. see on päris see hea. on päris hea. 436 Upvote'i. jah. No, aga lege. ei, aga eile üks tont oli ilma helkurite tee ääres käsi hääletamispositsioonis ja ma nägin teda viimasel sekundil. Oleks ta rohkem tee poole olnud või mina teeserve poole rohkem, oleks võinud talle otsa sõita. Mul olid lähituled, sest ees olid auto vastu tulemas ja pidin tõdema, et helkur võib tõesti elu päästa. Umbes selline efekt oli nagu arvutimängus, kus sul mingi puutekstuuri taha ära laadida ja siis järski on su ees. ja. Nagu öeldi, just loading, noh. Ega su juhuslikult Rapla Tallinna vahel seal lõigul polnud 5-6 vahel. Seal oli kott pimedas mingi hull, kellel näpp püsti ja üks jalg tee peal. Tahtis ruttu surnuaiale. oli küll. Oh my god. Teile seda Eesti Reddit on tõesti nagu mingi küla teadete on need ahvel. No. Redditi see võlu või miks ta nii hästi on toimuma läinud, on see, vaata, et see populaarseim arvamus või mõte ja kommentaar uploaditakse, ehk siis sa näed alati parimat kraami nagu. Mis asja? Jep, aastal 2011 või 2012 umbes täpselt 8 eurot pidin taskurahast ära loovutama. Tegelikult mul tuleb meelde, et ma ise puutusin kokku nii palju, et ise tulles maalt vaata, siis oli see, et politsei pidas kinni või mul on hästi ähmaselt meeles see, aga see oli niimoodi, et ta ei teinud trahvi, vaid ta lihtsalt luges sõnu peale ja mingi süük olukord oli, aga nagu ma olin mingi alakas ja see oli natukene nagu süük, et oh my god, mis toimub, on ju, aga midagi hullu ei ole. 8 eurot ei saa kellelgi trahvi teha. 8 eurot ei ole kunagi trahviühik olnud. No see oli pistis. No. Palju sul raha on? 8 eurot. Nii palju maksadki. 8 eurot pidin trahvi maksma. ja. No 2011, ma ei tea, noh. Ei. See ikka tundub liiga vähe. No vot sellist asjaga ma olen nõus, vaata, aastal 2012 olin sunnitud neilt ostma 14 euro helkuri, ja sellega ma olen nõus, et nagu see trahv on see, mis nagu on selle probleemi nagu lahend või nagu läheb selle probleemiga kokku, vaata. Mitte mingisugune suvaline kuskile kassasse mingisugune suvaline number, vaata. Jah. Nagu aga teisest otsast on see natuke naljakas, et meil on Eestis pandud jalakäijatele, kas meil on see kohustus, kas see on päris seadus või? Jaa. Et nagu meil on nii palju pimedat aega, vaata. No aga me ei ole ainsad. Nagu riigina või? Jaa. Jaa, aga me lahendame enda nagu ma räägin sellest, et nagu see on huvitav, et nagu jalakäijana sul on kohustus täita liiklus mingeid asju. Ei, no, ja see on nagu, kui me ütleme, me oleme vaba ühiskond, siis nagu samamoodi nagu sul võiks olla ju vabandus mitte panna mingit tilvendist endale riiete külge. I guess see on seotud sellega, et sa ei saa autole piisavalt vidinaid nõuda külge, et sa saaks olla alati teadlik sellest, et keegi on sul hääletaja, tee ääres kõndija ja mida iganes. See on mingi, see on keeruline osa, tõesti. Ma sellepärast ütleb, lihtsalt huvitav nagu, ei, ma olen nõus sellega. Et nagu me räägime, et nagu praktilises mõttes, et nagu kõik on vabad, kõik on see, aga tead mis, sa pead selle tilvajooba endale külge panema. Jaa, aga linnas elades, nagu me Tallinnas elame, on ju, nagu see, sul on mingi üksikud tänavad, kus sa üldse kunagi peaks vaja minema, on ju, üldjuhul sa oled alati mingi valgustatud alas kuskil, et täiesti suva selles mõttes. No ilmselt nagu Tallinnas keegi politseinikest ei tee ka trahvi selle peale, kui sa kõnnid. Jah, see oleks jabur. Mingi 8 eurot palun. Ma küsiks. Või siis aasta on 2026 on ju 80 eurot palun. Nagu, et, osta mulle barbaris üks õlu 27 eurot. ja üks shot kuradi Fireball, jah. No jah. Võtaks ühe selle põleva palli. Inglise keeles vaata, see on see jälle inglise keeles nagu, et tulepall. Fireball. Tulepall. Naikast tulepall. Eesti Reddit eestlastele ja Eesti meelsetele. Kõlab nagu EKRE. On ju. Täpselt.
see on niisugune nagu mingi klassik see, kus ma peidan oma rassismi selle taha, et ei, ma seisan oma Eesti väärtuste eest, aga mu Eesti väärtused on see, et ainult valge nahk ja whatever else, mis sul seal on. Peenis läheb tussusse. Jaa, just. Et see ainuke asi, mis ma enda aju suutnud kuradi pressidana. Vot. Kas me oleme teinud 1.39 või? Täiesti puts. Ma vaatasin, mul on niisugune tunne, et ma hakkas nagu mingi tund aega tagasi vaadanud, et oli 1.25 ja siis tund aega hiljem oli ikka 1.25. No, sul on igav lihtsalt. Ei, mitte seda. Mul on niikuinii aja taju probleeme ja siis kunagi ei tea, kui ma suunas see kuradi fucking pendel käib, noh. Huvitav, mul on väga hea taju. Ma olen sellega nõus, et see on treenitav, et kui sa nagu, you know, mõõdad, ma ei tea, stopperiga või mida iganes, on ju. No sellest ajataju puudumisest ei saa aru. Sellest ma ütlengi, et see on treenitav, vaata. Ja kui sa treenid endale, sa mõõdad aega, palju see asi võttis aega, palju see võttis aega, siis sa lõpuks treenid oma aju hindama neid tegevusi õigelt ja siis oskad palju paremini nagu hinnata oma ajakulgu või kaua sul aega midagi võtab. Ma lihtsalt ütlen, et mul on see probleem, aga see ei ole nagu siuke asi, mida ma ei saa parandada, vaata, et mis ma saan... Ja kõik ei peagi parandama. Mis ma saan... Ei, ma tegelikult kannatan selle all ja siis asi, mis ma tahan parandada, aga siis teine probleem, et meeles pidada seda, et mõõta, seda siis, kui see on oluline, see on teine asi, et meeles pidada seda, et mõõta, et siis oleks see, you know, kaardistus nende asjade osas. Et nagu järjest koguneb neid kuradi. Ma kunagi mõõtsin aega lugudes. Nagu muusikalugudes. Nagu, et tegid midagi. Vaata, playlistil vahel kirjutab seda, et see playlist kestab nii kaua. Ma kuulen selle playlist ära, siis ma tean tund aega mööda. Täpselt. Ja siis ma mõõtsin aega nagu mingites asjades, nagu näiteks ma teadsin, et kui ma pidin hommikul tööle minema, siis ma teadsin, et nagu see on umbes mingi 15 minutit, sellepärast, et ma jõudsin kuulata mingi 4-5 lugu. Jaa, kusjuures see meenutab mulle ka, et ma ala sõitsin näiteks rattaga või autoga ja siis ma kuulsin täpselt nii palju lugusid ära ja siis ma teadsin, kui palju nad kestsid ja siis ma olin nagu mingi, see on täpselt nii kaua, et ma kuulen alati seda 3-4 laulu ära ja mitte rohkem, et ma ei jõua kunagi playlisti edasi, sest et see ajakulg on niisugune. Lähme siit soovitatava muusika peale või? Jah, see on väga smooth. Smooth operator. Jah, smooth operator. Kes meie operaator on? Operaator kõps. Kuuled või? Tee nüüd oma tööd. Kes meil oli? Meil oli vanasti oli ju, meil oli see mingi intern. Mingi Jaanus või mingi... Oli küll, jah. Tere küll. Jaanus, kurat! Operaator või asina. Me ei ole kaugel sellest, et meil on mingisugune robot. Operaator vastu, jah? Kes teeb meie eest neid asju, vaata. Et nagu kui me, need robotid aina paremaks lähevad, et kui ta nagu suudab selle, kui see muutub selliseks kuradi iga, tavainimese tarbija kuradi valduses, et massitootmisesse, et sa saad osta seda kuradi poest, ja see robot suudab nagu inimese täske teha, et nagu me tahast teeme ikka roboti enda järgi, et ta suudaks meie asju tarbida, uksi avada ja mida iganes, et siis lõpuks meil on see abiline, kes robotina teeb meid asju. Ma ei imestaks seda. Mingi paari aasta pärast, ma arvan. Võib-olla rohkem. Ma olen väga sinisilmene nagu kuradi ühe suure ettevõtte CEO, kes ütleb, et aasta pärast meil on lendavad autod. Anyway. CEO kogu töö on see, et käia ringi ja valetada oma töötajatele, valetada oma shareholderitele ja valetada meediale, et kuidas aasta pärast on kõik asjad korras. Kogu aeg on aasta pärast. Ma vaatan seda WeWorki ja ennetab oota, see WeWork, vaata, see co-working space'i, vaata seda,
kuskilt avastasin, et dokumentaal on, mingi film on, millest ma rääkisin siin ka juba sellest, aga ma ei olnud sellega mingi kursis, ma olin veits kursis sellega, et kui putsi see läks ja kuidas see vend tegelikult lõpuks sai ikka mingi 100 miljoneid nagu, et good job. Ja siis see on jah uskumatu. Aga kogu ta töö oli see, et ta käis ringi ja ajas ainult sitta, nagu just see, et ta oli veits nagu mina sellega, et nagu ma ka vaatan veits üleliia sinisilmset asju, et no pun intended, et nagu veits rohkem positiivset asju, kui need reaalsuses võib-olla on ja, aga see on kinda see edasi viiv jõud, et ma nagu pürgingi selle nimel, et see õnnestuks ja enamus ajast see ei õnnestu, aga nagu see on see, mis nagu annab selle motivatsiooni vaata. Ja siis seda vaadates nagu ja varasemalt teades ka, et nagu see on kõikide CEO-de kuradi fucking töö, lihtsalt käid ringi ja ajad sitta kõigile. No see tegelikult ei ole nii. Ei, no see oli kõige muster näide, vaata. Nagu tegelikult siis sa peed sitta ajama ainult siis, kui su toode on sitt. Vaata see Elizabeth Holmes, on ju. Ja jällegi sitt toode. Ja okei, tema oli tõesti sitt toode, vaata. Ei, ta oli olnudki toode. Ja just, on ju, aga ta oli ka, vaata, hästi sinimsinselt nagu mulle meeldib, et nagu jaa, et ma ei kahtle selles, et ta uskus sellesse, et see kunagi päriselt saab, et kõik, mis ta valetas, et see jõuab sinna. Ma olen veendunud, et mingi üks inimene mingi 100 teab Elizabeth Holmesi nime ja teab Insta, kes see on. Jaa. Ei no, Elizabeth Holmes oli, nüüd ta läks vangi. Kas ta nüüd välja ei saa? Nüüd ta sai vist välja juba isegi, jah. Et see oli juba ammu, aga ta tegi selle mingisuguse nii-öelda masina, mis justkui verevõtuproovil suutis sulle defineerida kõiksuguseid neid, umbes, et see peab arsti juurde minema, vaid see masin ütleb sulle, et mis sul, mis haigused sul on või mis iganes, et nagu justkui päästab su elu või midagi. Ja mitte päästab elu, aga lihtsustab selle siis nagu, aga nagu reaalsuses see toode kunagi ei töötanud ja siis see sama asi, vaata, et mitte, et ta ei uskunud, et see võiks kunagi töötada, aga ta ei jõudnud lihtsalt kunagi selleni, et see päriselt töötaks. Ja lõpuks inimeste elud hakkasid kannatama selle nimel, sest et ta lihtsalt valetas liiga palju. Ta riietus ja ta tegi ennast nagu kui tervishoiu Steve Jobsi ja et naine, ta kõik võttis ju kõik need manerismid, kõik asjad võttis Steve Jobsilt üle ja mida ta pakkus. See pilt, turtleneck. Ja see, mida ta pakkus, oli see, et sa saad ühe veretilga abil analüüsida ja ennustada seda, et kas sa saad Alzheimeri, vähi, MS-i, ehk siis ma ei saa öelda, mis on ma ei saa öelda seda, multiplex sclerosis, ühesõnaga see aju närvide hävinemine. Jah, multiple sclerosis, täpselt. Ja kõik mingid muud nagu need haigused ja et sa saad ühe veretilga abil kodus mingid põhimõtteliselt nagu teada, et kus sul on, mis terviseprobleemid sul on ja sellega sa saad ka siis teha enda nii-öelda ennustava nagu ravimi nagu selle, et ravikuuri või mingi asja. Aga Terranos. Et jah, just, et Terranus. Et see tuli välja, et nagu sinna, lõpetame kiirelt ära. Okay. Et see tuli välja, et seal on nagu null teadust taga ja lihtsalt selleni jõutudki nagu. Ja seda nagu kutsutakse. Aga see sama, nagu, tegelikult ma ei ole uurinud tema kohta nii sügavalt, et mis tüüpi inimene ta oli, nagu, ma ei usu tema kurja nii väga, kui seda, et nagu ta päriselt uskus, et see on võimalik kunagi, et tehnoloogiaga, et ma bullshitin mingi 10 aastat ja me jõuame tehnoloogiaga sinna. Fake it till you make it. Jah, aga kuna ta mängis tervisega, ta mängis inimeste eludega, siis see on liiga riski asi, millega tegeleda. Ja see, et see ei õnnestu. Ta kaasas liiga palju raha selleks, ilma et see läheks õigesse kohta. Just, et nagu sellist asjade eest see ikkagi, see ei ole okei, vaata.
et sa ei saa lubada midagi, mida ei eksisteeri. jaa, nagu sa saad lubada, et ma liigun sinna poole, aga sa ei saa öelda, et nagu see eksisteerib. kui sa oleks teinud mingi umbes niisugust, et umbes, et defineerib sinu kui sa oleksid teinud auto, mida sa ütled, et mis läheb 0-100 2,4 sekundiga, küstad inimeste käest raha, aga 10 aastat hiljem seda ei ole veel toonud, millegipärast kõik inimesed arvavad, et see on ikkagi väärt seda, et sul on kõige väärtuslikum automark maailmas. Aga kui sa teed seda tervisega, tead mis? You straight to jail. Täpselt. Ja tal läkski straight to jail. Straight to jail, ja täpselt. Ma ootan seda, millal Musk pannakse straight to jail selle sika eest, mida ta lubanud on. See vend on nagu mine otsi kuradi teraapia abi, lõpeta see ketamiin niisama tegemist, mine ja tee seda päris professionaalidega, kes sind päriselt aitavad ja kuula neid päriselt ja paranda ennast, ole nagu kuradi enesekriitiline selles osas, et jaa, I fucked up, I don't understand, või no mis iganes vaata, et see kerge enese reflection, noh, et sa oskad ennast kriitiliselt näha ja olla nagu empaatia, vaata, et sa saad aru, mis sinu käitumine, kuidas sinu käitumine mõjutab või mis iganes, vaata, et mitte niimoodi, et mina tean kõige paremini, sellepärast, et ma olen saavutanud seda, teist, kolmandat, viiendat, ja siis järelikult minu sõna ja arvamus ja mõtlemine on kõige väärtuslikum asi maailmas, et sa nagu varastad endalt eeskätt kogu lisaväärtuse ja arengu selle nimel, et ma olen nii palju saavutanud, järelikult mul on midagi vaja juurde õppida, järelikult ma olen kõige targem. Ja siis ta lihtsalt hoiab ennast kinni ja siis näitab seda kogu maailma nagu kuradi loll ja taksitundetu. Just, et nagu sama nagu Trump. Sama nagu Trump. Täpselt, ja no shit, friends on. Ja sellepärast tahakski öelda, et olge empaatilised, hoidke üksteist, kallistage üksteist, praegu on pimedad ajad, hoidke üksteist rohkem, sellepärast et kunagi ei tea, millal sa võid olla päike oma sõbra jaoks just täpselt siis, kui tal on kõige tumedam öö. Ja näha seda, et kui teine inimene ei oska tegelikult abi küsida, aga ta vajab seda kõige rohkem, siis paku ikka. Ja kui sa aitad teist, tegelikult aitad ka ennast. Täpselt nii. Nii et olge mõnusad, olge muhedad, tuleme nädala pärast tagasi, kuulake rohkem, kui te ei ole... Love you guys, ma ei tea, kes need on, aga love you guys. Paka!